jälle on see seltskond siin stuudios ja mõni mõtleb, et mis nüüd jälle tulema hakkab. Kas kell liigub edasi ja ta liigub. Nii et Virgel on veel siin täna midagi sellel teemal, mis me oleme vist rääkinud. 3 saadet viimast, jah. Jah, ja see nüüd on 4. saade kõigile iile punkti peale siis või? Kas ta nüüd iile punkti peale paneb, aga lihtsalt selgitab olemasolevat? Nii. Et mõned videoteed näitamata, mõned faktiteed näitamata, mõned asjad ilmnesid veel ja mõned asjad veel selginesid ja mõned piiblkirjakohadid lugemata, nii et ma arvan, et võiks nagu veel natuke seda teemat siin arendada ja iga kord, kui ma ka saadetest ära lähen, siis on huvitav, et peaaegu iga kord 100% satun ma mingitele videodele, mis justkui on jätkuks sellel teemal, mis ma olen rääkinud ja nagu mis ei lükka ümber seda, jah. Just, et Jumal julgustab pigem, et ei, see asi on just nii hull ja veel hullem. Et see on nagu nii huvitav, et ka seekord sattusin paarile videole ja mitte AI tehtud videod. Ei, need on ikka inimesed. Lihtsalt kristlased, kes otsivad tõde ja podcasterid, mõned, keda ma olen ammu vaadanud ja mõned, kes on siis uued, satuvad lihtsalt kuidagi siis algoritmidega sinna ette ja satun vaatama. Et tekib sisetunne, et peaks nagu vaatama ja siis on tõsine ja mõistlik inimene, kes seisab pühakirjal. Ja sellised on päris vähe tegelikult, pean ütlema. Et ega YouTube on paras prügikast, et eriti kui sa tänapäeval näiteks vaatad ja mitmed, ütleme, podcasterid, keda kui olen vaadanud, siis tegelikult hiljem selguvad, et nad ajavad hoopis näiteks just oikumeenia rida või siis katoliku rida, aga esinevad siis tõeliste kristlastena. Et see on nagu huvitav, et seal vist on siis rahad juba taga. Ja, ma arvan, et seal on jah, et ikkagi nende podcasteri taga on tiimid ja ütleme Candace Owens, Russell Brand, et väiksemaid tegijaid seal näiteks, keda ma vaatasin, oli Allipet Staki, keda ma tihti vaatasin, tundus kena noor naine, paar videot oli päris mõistlik korraks näidata. Nii. Ja nüüd hiljuti sa mõtled, sa pead natukene alla keerama oma asja või? Nii, et mõtled Allipet Staki, just siuke noor tüdruk tundus, väga moraalne, kõik jutt ja kõik, aga siis tuli välja, et ta kuulus samasse tiimi, kus Charlie Kirk mormooni tiimi hoopis. Et see on väga huvitav, ma päris täpselt ei saa seda Ameerika asjadest pihta, aga see on huvitavad taustad on seal. Et samamoodi nagu Candace Owens astus siin paar aastat tagasi Vatikani siis sinna paati ja käis paavsti juures ja nii edasi, et ühesõnaga maailm on päris palju keerulisem, kui see pealt paistab ja selleks me seda saadet teemegi, et hoida nagu siis seda liini, et Jeesus on väga lihtne, sul on Jumala sõna ja iga institutsioon, mis püüab institutsioonina sinu usu üle valitseda, ei ole jumalik. Me ei näe seda Uues Testamendis ja Jeesus enda puhul, Jeesus kunagi ei üritanud inimest usu üle valitseda ja me ei näe seda ka Peetruse, Paulusega, ka ikka valitsetakse ju, kogu aeg valitsetakse. Ja valitsetakse, kes ei tulegi Jumala sõna alusel. Selline valitsemine Paulus keelas selle ära, ta ütles, et ei oleks üksteise usu olla valitsejad, isegi ütles pastoritele, et ei oleks usu olla valitsejad, vaid kui karja hoidjad. Et palju seda, ja ütleme ka, ta ütleb, et sa oled karjane, mitte sa ei ole pea on ikka Kristus kogudusel, mitte koguduse vanem ei ole pea. Et siin on ka sellised teoloogilised, väga sellised õrnad piirid, mis tegelikult ei ole päris õiged. Öeldakse kiriku pea. Ja, aga tegelikult on Kristus kiriku pea. Tähendab, kui sa võtad inimesena sellest, sa saadki 6 süsteemi, et see on see, kuhu me liigume, see on see, milleks me seda räägime. Et tuleb üks inimene, kes siis tahab kogu selle süsteemi üle ise valitseda ja sinna me liigume päris kiirelt ja sellepärast ma seda 4 saadet olen teinud, et mida rohkem ma ise ka neid saateid pärast niimoodi lasen endast läbi seda infot, mida ma räägin, see ikka jääb nagu minu sisse ka endal veel nagu settima. Ma korra sind segan, et kas sul, vaata, on kirikujuhtidel mingi sau käes
tavaliselt, kus nad selle võtnud on? Mis sa arvad? Kunagi seda uurisin, see vist oli ka katoliku liinis, keegi rääkis kunagi neid katoliku liini, see on nagu see võimusümbol, ütleme nagu Jeesusel oli karjase kepp ja nii edasi, eks ole, see on nagu see karjase kepp, aga sellel oli mingi okultne tähendus ka taustal tegelikult et ühesõnaga kõik see, kui sa keegi tegi Vatikanist väga sellise Vatikani, ütleme sellest rüüst, et kui sa võtad selle Keemose, siis minust Keemosel oli ka see ja Vatikani rüü on nüüd üldselt Keemose jumalalt, mida me loeme ka Vanast Testamendist, see kala jumal, et tal on see müts, niisuguse kalasuuga müts on, eks ole, sellel niisugune ava on seal sees, eks ole. See pole ainult Vatikanil siin on. Ja see on tulnud Keemose jumalalt, sest nemad ongi Babyloni ju nõiad, eks ole, nende algupära on seal ja kes tahab, võtke Vatikanist on tohutult materjali, inimesed on võtnud kõik lahti, kõik nende sümboolika, kõik see Jeesus, kes ei ole mitte nendel selle krutifiksi peal mitte risti löödud, vaid ripub niimoodi siis nagu vibukujuliselt ja kust siis tuleb see, ütleme siis ilmutusraamatu 6. peatükki 1. salv, et ta tuleb vibu käes, eks ole, et just Vatikanil on see vibukujuliselt rippuv Jeesus, mitte ta ei ole nagu risti löödud Jeesus, vaid ta imelikul kujul ripub seal ja mis on kõik sellised nagu Jumala pilkamise tegelikult, Jeesuse pilkamise sümbolid, mitte Jumala pilkamise, Jeesuse pilkamise sümbolid. Nii et ja see vale on ilusti eksisteerinud, nagu ma ütlesin, et kõik teed viivad Rooma, et kui sa võtad ükskõik millise kuritegevuse, on see Natsi-Saksamaa või ükskõik millise suure kuritegevuse, siis kõik jõuavad sinna Vatikani panka. Nii et ei saa ju olla nii, et üks organisatsioon, mis on tõeliselt usklik, tegeleb pidevalt musta rahapesuga, kuritegevuse rahapesuga, eks ole, et natuke uurige tausta ja mina ei viitsi neid asju siin lahti seletada, selleks on piisavalt YouTube'is materjali. Aga Piibel ütleb meile selgelt, et miks ma seda räägin, sest ka eelmine saade ma mõtlesin, et nüüd üks selline keskmiselt uskmatu eestlane, ateistlik eestlane ütleb, et aga mis see minu asi on, see on teie mingi ususõda. Vaat ikka ei ole küll. Sest küsimus on selles, et see raha, mis meile praegu siin ülemaailmselt kohe pähe hakatakse määrima, see krüptoraha ei ole raha, vaid see on usundiraha. Ja see on see põhjus, miks üle maailma viimased 30 aastat on toimunud kogu oikumeenia ja kui sa usumaastikku vaatad, siis viimane 200 aastat on eriti jõhkralt tõmmatud igasuguseid usuliine, miks Adam Weishaupt, vabamüllane, ütles, eks ole, et imbuge 1850-ndatel, 70-ndatel, et imbuge kristlaste sekka ja saage nende sõbraks ja tehke nad meiega koostööd tegijateks ja nii edasi. Ja näiteks ka kadunud Chuck Missler ütles väga hästi ühes oma kõnes, et viimase 200 aastaga on toimunud väga järsk selline muutus koguduses, kogudus on kaotanud sellise eheda Kristuse tagasituleku ootuse, milles oleks nagu Jumala kartus, et see liikumine, millest praegu räägin, see tupsa, ei ole selline Kristuse tagasi ootamine. Nad ootavad küll Kristust tagasi, aga nad ootavad poliitilist Jeesust, kes tuleks tooks siia maa peale rahu ja kes võtaks nende tehtud töö üle. Kuule, see oli nii nagu jüngridki ootasid ju. Just, ma tahangi seda välja tuua seda, et see ei ole, ja see oligi vale ootus ja seda Jeesus ka noomis neid selle eest, et see ei ole meeleparanduslik liikumine, mis praegu on see usuliikumine, see on enese õige liikumine. Meie oma tööd toovad Jeesuse siia maa peale, nii nagu ma ütlesin, et Rooma katolikul on profeteering, sellest räägib Spencer Smith, ma ise ei ole seda lugenud, aga ta oma selles Charlie Kirgi failides toob välja, et neil on selline siis profeteering, et Jeesus tuleb tagasi siis, kui kõik on Rooma katoliku siis usku tagasi pöördunud. Ja me oleme rääkinud siis sellest siin 4 aasta jooksul korduvalt Jumala sõnas esinemas sellest Danieli kujust, millel olid siis 2 viimast jalga, mis siis kirjeldab 2 viimast siis ajajärku maailmas, mille kohta Piibel ütleb selgelt, et maailm lõpeb viimase kuningriigiga ja need olid 2 jalga ja need olid Rooma jalad ja nendel Rooma jagatud kuningriik siis ida ja lääs, eks ole, me teame seda. Ja siis 2000 aasta jooksul on see
Rooma jagatud võim olnud olemas, mida siis esindab ka Vatikan ja endiselt poliitiliselt ja viimased on siis need varbad, mis on savist segunenud rahvad, mis omavahel ei segune. See on nüüd see globalism, kus me oleme, millest inimesed ütleme võib-olla 2000-3000 aastat tagasi aru ei saanud, et mida need kuju savist varbad tähendavad, et nad ei segune need omavahel. Et ehkki nad püsivad koos nagu inimestena, kuidas ta siin ütleb, et nad püsivad küll inimestena koos, aga nad ei segune tähendab, nad küll segunevad, aga nad ei püsi koos, et me näeme seda globalismi, eks ole, me näeme Euroopas, mis toimub, et inimesed on küll segunenud, Aasia rahvad ja ütleme, euroopiidne rass on segunenud, aga seal on üks konflikt kogu aeg kerimas, eks ole, millest me ka eelmine saade rääkisime. See on see, mida Piibel on meil ennustanud 2500 aastat tagasi Danielis, kes tahab, kes ei usu, võtke Danieli raamat, lugege, küll natuke keeruliste sõnadega ehk kirjutatud, selliste sümboolsete sõnadega, aga kui natuke süveneda, päris lihtsasti mõistetav. Nii et me oleme selles viimases kujuajas, mida Nebukadnetsarile ilmutati, kuningriigid üksteise võimu järjestuses ja igaüks võib Danieli raamatu võtta ja siis ka sealt väga selgelt ajalugu tõestada, et jah, see nii on olnud, need kuningriigid on olnud ja meie oleme selles viimases Rooma ajastus ja see on nüüd see viimane Rooma püüe siis tekitada oikumeenia kaudu võimu, mis siis oleks ülemaailmne, et Rooma katolik siis valitseks, et sinnapoole me liigume, siis oleme liikunud läbi oikumeenia siis 30 aasta jooksul. Nii et kui me sellest räägime, siis inimesed ütlevad, et mis see minu asi, mina ei taha midagi uskuda. Aga nii see ei ole, sest Piibel ütleb, et lõpp ei tule siis enne, ärguse päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine, saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu, tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et kui ta istub jumala templisse, ütleb enese olevat jumala. Tähendab, me peame aru saama, et ükski inimene ei tule täna niimoodi, nii, mina nüüd olen see, see ei toimi niimoodi. See ühiskonnas ei toimi niimoodi, inimeste mõtteviisis ei toimi niimoodi, riiklikult ei toimi, meil on liiga palju igasuguseid vaheetappe, mida sa pead läbima. Aga me näeme seda toimivat läbi oikumeenia. Siin võin korraks ühe tausta näidata siin, kus on siis videolõik siis sellest oikumeeniast, mis siis see siin. Ja siin üks naine räägib väga hästi, jätan ka selle vahele, vaatan, kus ta siit tuleb niimoodi, siin me näeme seda Rooma katolikku, siis seda kalamütsi, see keemose mütsi, nii et igaüks võib ajalooliselt, siin on Rick Warren, siin Vatikani paav siis erinevad usujuhtid, usuliidritega siis kohtub. Näiteks see mees on siis, oli kohtus siin olles igasuguste vägistamisjuhtumite pärast, nii ja siin me näeme siis usuliidreid maailma eri osades siis kogunemas sellel konverentsil, siis on kõik võimalikud usud. Anglikaani kirik, maailma baptistiliit, õigeusu kirik, seitsmepäeva adventistid, maailma luterlik kirik, menoniitide, maailma konverents, Moraavia kirik, nelipühilased, päästearmee, kveekerid, Kristuse maailmakirik, maailma evangeelne liit, maailma metodistide kirik, kirikute maailma nõukogu, need kõik tulevad kokku, et edendada ühtsust Babyloniga. Nii et siis me nägime seda siin, kus siis oli päris suur. Huvitav on see, et ütleme, see paavst oli nagu seal keskel nagu isakene. Ja seda me ju räägimegi. Et teised olid nagu siuksed. Me oleme rääkinud seda, et sellel dokumendil, siis oikumeenia dokumendil on all see kiri või signatuur kõik tagasi Rooma. Et nende eesmärk on ikkagi suunata kogu ja ma ütlengi, et miks ma ütlen, et kui sa täna natukenegi vaatad taustasid, siis need podcasterid paljud esindavad just seda liini. Nende selja taga on just see liin. Et see on väga kaval pettus ja samuti poliitikute taga, et sa ei leia peaaegu kedagi poliitikut, kes ei ole jesuiit. Ja me rääksime siis ka eelmine kord Erika Kirgist, kes on õppinud jesuiitide koolis, koolitatud jesuiitide koolis
samuti Biden ja kõik teised, et see Rooma katoliku kiriku taust, samamoodi ka siis Charlie kirk oli, käis katoliku missadel, abiel laulatati katoliku kirikus ja siis pidi väidetavalt avalikult astuma katoliku liini üle, aga siis ennem tuli see sündmus, mis siis oli mujalt planeeritud või tal endal planeeritud, ma ei oska seda öelda, see pole tähtsust ka. Nii et me peame aru saama, et me liigume ühel või teisel moel kõik sellesse ühtsesse usundisse. Kas sa oled ateist, kas sa oled kes iganes, meid juhitakse selliselt, et kui tuleb krüptoraha, siis see ei ole lihtsalt raha, vaid see on seotud sinu usuga. Sest piibel ütleb meile väga selgelt ilmutuse raamatus, et see jääb inimestele nagu tahaplaanile, aga me oleme midagi sellist, ütleme, ka läbi elanud. Et siis, et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui kellel on see märk, aga ta ütleb, et temal anti meelevald anda metsalise kuju, vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi kummarda metsalise kuju. Tähendab, sa pead kummardama, kummardamine tähendab lojaalsust, kummardamine tähendab kuulekust, kummardamine tähendab ülistust. Ja ma olen rääkinud, et suure tõenäosusega see on AI, ehk see sama artificial intelligent, mida me praegu arendame. Ja inimene, viimane valitseja kasutab seda, tema käes on siis, ütleme, see kogu see Silicon Valley seltskond ja tema on siis nende pea, nende siis, ütleme, selline kõige tähtsam mees ja me oleme siis ka rääkinud veidi Jared Kushnerist, et näiteks Jared Kushner on siis üks nendest meestest Trumpi selja taga, kes on siis väga tugevalt arendanud just seda liini praegusel hetkel, et AI areneks ühiskonnas kõikidele tasanditele, valitseks kõikide tasanditele. Just tema on olnud see tausta inimene, kes on siis Lähis-Ida rahuleppeid teinud ja arendanud. Ja kes hoiab... just praegu alles tegi seda. Ja nii et Jared Kushnerit tasub silmas pidada, sest kuna ta on praegu Euroopast tulnud juut, siis ta täiesti sobituks sellesse piibli profeteeringusse, et see on juut, kes tuleb Roomast ja kes siis... Ja kuna ta sobitub ka selle poolest, et ta on teinud rahukokkulepped, ma panen ka selle video siia, üks lühike video tuli, kus on kõik videolõikudega olemas, kus ta neid leppeid teinud on 2020. alates. Nii et me liigume päris kiiresti selles suunas ja peame aru ka saama, et ega siis antikristus ei tule ka ju niimoodi, et mingi poisike tuleb kuskilt ja siis me ootame, vaid ikkagi nii nagu piibel ütleb Thessalonikalast, et see päev ei tule enne, kui on avalikuks saanud see ülekohtupoeg, nii et võimalik, et ülesvõtmist isegi enne ülesvõtmist me näeme või vähemalt tajume ära, et see võib olla see inimene. Et see ei ole nii salastatud, piibel ei ütle, et see on nii salastatud, et me nüüd mitte millestki aru ei saa. Et piibel ei ütle seda. Et ta pigem nii ütleb. Ja me näeme ju seda metsalise märki arenemas, me näeme seda, kuidas see tehnokraatide seltskond ja globalistide seltskond ja Silicon Valley seltskond arendab eesotsas Muskiga kogu aeg seda kiibi teemat, eks ole, ja Bill Gates hõiskab sellest, et 2030 juba see peab meil kõigil olemas olema. Ja samal ajal arendatakse oikumeeniat. Eks ole, need kaks liiguvad ilusti, kaks jooksevad niimoodi paralleelselt, et ilmselt nagu see, need peavad ühel ajal valmis saama. Et peab see rahaasi ja see usundi asi peavad suhteliselt ilusti koos valmis saama ja neid ühendab siis AI tehnoloogia. Et AI tehnoloogia, miks nad seda ID-d praegu igal pool ajavad, eks ole, see on ikkagi selleks, et kontrollida inimesi üle maailma ja siis reaalajas, selleks on vaja väga kiiret internetti, praegu on siis 5G võimalik, et tuleb ka 6G, kus siis tuleb ka see number 666 võimalik, sest väidetavalt see on olemas, ma pole seda küll põhjalikult uurinud, aga kuskilt on silma jäänud see mõte. Nii et keegi ei pääse usundist, ühte või teistmoodi allutatakse sind selle lõpuaja usundile ja miks me oleme ka võib-olla... seda teeb praegu kiiresti. Ja, see on ülemaailmne, see on globalistid ja tehnokraadid ülemaailmselt on ühinenud, need, kelle käes on raha, oligarhid, kelle käes on raha ja poliitikud teevad ainult seda, mida tahavad. Ja me näeme seda, kuidas see siis väga kiiresti areneb ja
meid ja miks me oleme vabamüürlusest palju rääkinud, et alguses me isegi väga täpselt ei teadnud, miks me sellest räägime, aga mida aeg edasi, seda rohkem ka süvenedes sellesse, et just vabamüürlus on see, kes on pannud oma märgid ja kelle taga on Babyloonia usund, mis ulatub, me oleme ka sellest rääkinud palju, kes tahab vaadata mu saateid varasemaid, kus ulatub Kainini ja Nimrodini ja Paabeli tornini välja ja mis muu see ühine oikumeenia on kui Paabeli torn, saame kõik üheks, teeme kõik koos ühte asja, see on sama, mida see tupsa liikumine, eks ole, et liidame poliitika ja usu ja teeme ja siis ei saa keegi meie vastu, et see on just see Babyloni mõtlemine ja siis me saavutame selle kuldse ajastu taeva. Et see on just see mõtlemis, mis praegu väga tugevalt, kui sa poliitikute väljaütlemisi kuulad, mida ma aeg-ajalt videodes pidevalt ka kuulan, siis jah, see on see Babyloni suur hoor, kes inimesi uimastab sellise rahusõnumiga, mis on täiesti võlts ja täiesti inimlikult täiesti teostamatu. Ja eesmärk on siis Babyloni sarnane ühiskond ja kuna siis Babyloni usundis oli siis üks, keda kummardati ja ma olen öelnud, et päike ei tähendab mitte päikese kummardamist, päike tähendas kogunemist, päike tähendas ühtsust, nii et see päikese märk, mida Vatikan kasutab ja paljud teised usundid kasutavad, tähendab siis ühtsust ja kogunemist tegelikult ja vabamüürluses siis on see, et on see kõige kõrgem aste, kuna ta on selline püramiidskeem, et sinu üle on keegi ja sinu üle on keegi ja sina pead alluma sellele, kes sinu üle on, eks ole. Et see on siis see ongi see, et sa ei tea, kes seal tipus on, eks ole, et me ei tea praegu, kes seal tipus on. Ilmselt maailma rikkamad ja võimsamad inimesed ja paljuski jäävad nad varju, aga siis seal on selline seltskond, kes siis asju otsustab ja käimas hoiab ja ütleme, et vabamüürlus on just nimelt see hierarhiline süsteem, kus üks valitseb. Et kui me oleme siin ka näidanud neid videosid varasemates saadetes, siis kui COVID-i all kõik ütlesid, et peab tulema üks mees ja me näitasime kümned ja kümned riigid kuulutasid seda sama sõna üheaegselt, eks ole, et peab tulema üks, siis see on vabamüürluse slogan. Nii et suures osas ma isegi mõtlesin, et võib-olla see on ketserlik mõte, aga meid tegelikult juhitakse ülemaailmsesse vabamüürlusesse, et see on nagu väga kummaline, aga nii see on, sest vabamüürlus on just oikumeenia alus, sest nemad samamoodi on oikumeenilised, kuna nendel on siis laua peal Koraan, juudi raamat ja piibel, mis tähendab seda, et nad üritavad siis nii läänd kui idat ühendada oma usundis. Nii et see on huvitav, et Babyloonia usund ei ole maailma kunagi hüljanud, vaid ta on lihtsalt võtnud uued nimed, uued vormingud, on see Illuminaat, on see vabamüürlus, on ta mis iganes, Rooma katoliku kirik, eks ole, aga ta on ikkagi endiselt olemas, endiselt elab, aga üha rohkem on ta võtnud endale kristluse röö ümber ja see on see põhjus, miks me sellest viimasest saatest räägime, et see tupsa liikumine ei ole kristlik liikumine, et pealiskaudselt inimestele võib jääda selline mulje, et oi, Ameerikas on suur ärkamine, aga see ei ole kristlik liikumine, vaid me olemegi siis rääkinud, kes seal taustal on ja räägime siis täna veel. Nii et me ei pääse sellest usundi loost mitte kuhugi, mitte kuidagi ja meid kõiki sunnitakse ühtsele oikumeenisele usule, oled sa siis padu uskmatu eestlane või hindu või buda või Rooma katolik. Oikumeenia praegusel hetkel ühtlustab ja väidab, et meil on kõigil üks Jumal. Nad ei ütle kunagi, meil on üks Jeesus, nad ütlevad, meil on üks Jumal. Et Jeesus on sealt välja jäetud, Piibel ütleb meile selgelt, kes ei tunnista poega, seal ei ole ka isa. Aga suur osa sellest oikumeeniast kahjuks ei tunnista Jeesust. Aga muidugi veel hullem on see, nagu me eelmine kord rääkisin ka muunide ühendust, mis nimetab ennast pühavaimu assotsiatsiooniks, et lõpuaja usundi pilkamine läheb nii sügavale, et nad kasutavad ka pühavaimu nime ja Piibel ütleb, et seda ei anta andeks. Pühavaimu pilkamist ei anta andeks. Nii et see seltskond läheb väga kaugele, väga julmalt ja väga hullunult siis sellisesse nagu surma. Ja üks huvitav asi on veel see, kokkuvõtteks, mida öelda, enne kui päris konkreetselt teemade juurde läheme, et
mis nagu silma hakkab, kui ma need ka podcast olen nüüd 5 aastat jälginud ja see on päris pikk aeg jälgida tuhandeid videosid, et ma teen oma kodutöid ja siis ma lihtsalt panen mängima ja kuulan lihtsalt tööde kõrvalt, et ma ei istu arvuti taga, kui keegi arvab, et ma arvuti taga istun. Siis ma enamasti kuulan lihtsalt ja töö taustal. Et siis on väga huvitav liin, mis on tekkinud, et väga paljud, kes siis YouTube'is räägivad tõde, teevad teist äärmust. Ja see on täitsa nagu pinnale jäänud või sõelale jäänud. Ma mõtlen, nagu, mis selle taga veel on ühed pilkavad pühavaimu avalikult, väites asju, mida nad tegelikult ei ela. Tegelikult okultistid ja väidavad, et on pühavaimu tegijad, ütleme nagu munid või mingid vabamüürlased või mis iganes mormoonid. Aga teised on siis sellised kristlased, kes väidavad, et on tõsi kristlased, piibellikud kristlased ja nad vihaselt eitavad keeli. See on küll huvitav, on ju. Eitavad, näiteks Spencer Mitt on üks, kes eitab keeli, muidu väga tubli mees, baptisti vend ja ma ei saa aru, mis värk sellega on. Billy Crone, muidu väga hea mees, täiesti keelt eitaja. Siis mõtled nagu, mis teil viga nagu on, kuidas ühte paad teema? Ei põhjenda. Või nad väidavad, et kõik see kukkumis, narliikumises toimub on jama. Ma olen ise väga palju kukkunud, ma arvan, 20 korda võib-olla kindlasti. Tähendab, püha vaim võib kui Jumal kohtub inimesega väga lähedaselt, siis inimene ei suuda seista. Meil on piibellikud tõestused, Danieli raamatus Danielil kukkus pikali. Ei kuule, seda on siin kogu aeg näiteks oleviste liikumine. Just. Ja selle kohta räägivad kõik vene vennad, et nad ei ole maailmas kusagil nii tervet ja puhast liikumist kohanud. Täpselt, et kui inimene kohtub Jumalaga, jah, kurat teeb seda järgi kundaliinis ja muidugi näiteks Spencer on üks, kes alati ütleb, kõik need, kes kukuvad, on kundaliinis. Ma olen vahel selline tunne, et kuule, kirjutaks selle vennale, et kuule, mahub küll ühte paati kukkumine, keeled, nägemused, prohvetlus ja naine, et mina olen üks nendest. ja põhiline ongi see, et nad on ka naistöötegijate vastu. Väga räigelt, Spencer on üks, kes ütleb, ei, mingid naisi ei tohi kuskil olla. Jälle, ma ei loe piiblist, ma ei loe Paulus oli mitmed naised tegid temaga koostööd, Jeesusel tegid mitmed naised koostööd, ei olnud sellist räiget naiste Vanas ahistamist. Testamendis oli ju tugevalt. Ma saan aru naistest, kes tõesti Ameerikas, tõesti Ameerika on ka väga hull maa. Naiste kaudu on muidugi palju valeõpetusi tulnud küll. On absoluutselt, Ellen White ja võta ja Ameerikas ka kõik need, kes seal on, seal väga paljud naised, lihtsalt hullumeelne, tõesti, palju jama on naiste kaudu tuleb ja ebatervet ja ütleme siis Joyce Meyer siin, eks ole, kes on jah, väga palju jama, ma ei ütle, aga ma ei saa sellepärast kõiki naisi visata välja, ütleme, meil on Ilse Katvel olnud Eestis, eks ole, ja palju tublisid naisi on olnud, nii et me ei saa nagu, nii vanas Uues Testamendis on neid, et Preskilla ja paljud teised purpurimüüja Lüüdia ja kes seal kõik olid. Timoteuse ema ja vanaema, mida Paulus mainib ja nii edasi. Et me ei saa kõike ühega ja muidugi kolmas asi, mida nad siis teevad, on, nad ütlevad, ei ole enam apostlid ja profeetid. Ma ütlen, appikene, kuidas te saate piibli võtta niimoodi, rivite välja, ütlete apostlid ja profeetid. Ma ütlen, mina tean, et minul on profeeti anne. Ma ei ütle, et see on mingisugune erianne teiste seas, aga lihtsalt see on minu anne, on ju. Teisel on teine anne, teine on koguduse vanem, teine on õpetaja, ütleme, profeeti ande juurde kuulub ka õpetaja anne. Kolmas, eks ole, seal ütleb, teeb vägevaid tegusid, on ju. No mis ma siis teen? Panen pea liival, ütlen, ei, mul ei ole seda annet. Ja siis on lihtsalt abistajad. Abistajad, eks ole, seal on erinevaid asju. Ja, et mis ma siis teen? Ütlen, ei, ma ei ole. Aga meid on õpetatud nagu kartma, et kui sa ütled profet, siis sa juba oled vale inimene juba sellepärast, et sa ütled, et sul on profeti anne. Aga mis see tähendab? See on ebaterve kristlus. See on ebaterve kristlus, millega ma olen väga palju kokku puutunud oma elus. Ja ma leian, et see on sama ajuvaba, kui koguduse vanem ütleb, ei teate, tegelikult ma ei ole koguduse vanem. Ma ei ole. Ma olen hästi alandlik, ma ei taha enda kohta öelda, et ma olen koguduse vanem. No mis asja on, kui sa oled koguduse vanem, sa oled koguduse vanem, no mis see siis on, on ju. Ega sa ei ole sellepärast erilisem, see on sinu spetsiifika teenida Jumala riigis, eks ole. Mis see siis imelik on? Piibel ütleb, et kes on andja, mõned on väga suured annetajad, on ju. Piibel toob erinevaid vaimuandeid välja, neid on seal 10 erinevat nii Rooma kui Korintuse kirjas. Ja siis tulevad vennad ütlevad, aga teate, see kõik lakkas ära. No Justin Peters, kes on üks muidu väga kena mees, ta on invaliid ja ta on ise sealt narliikumisest välja kasvanud, kuna teda kasutati siis
ma sain aru, et seal tervenduskoosolekutel nagu mingisuguse sellise peibutisena või ühesõnaga mingi väga kole lugu on seal taga ja siis ta hakkas selle vastu töötama ja muidu õpetuslikud kõik okei, jälle sama kivi otsas. Prohveteid, aposteid ei ole ja tervenemisega ei ole. Ma tahaks talle kirjutada, kuule tead, et mul on vähemalt 6 väga rasket haigust olnud, millest ma oleks täna surnud, kui ma ei oleks terveks saanud. Mul olid puudulikud neerud, eks ole, ja nii edasi, eks ole. Et ma olen täna terve. Et on küll, Jumal töötab, on ju. Et miks me võtame nagu piiblist välja asjad, seda on üle maailma nii palju neid asju. Aga just, et kui ma lähen sinna podcasterist, siis seal ongi ühed, kes istuvad seal selles oikumeenia pundis ja teised siis, kes istuvad selles ja ütlevad, et meie oleme need fundamentalistid, konservatiivid, meie teame, mis piibel ütleb, meie toetume King James piiblile, aga me lükkame välja naised, prohvetid ja keeled. Mõtled nagu appikene, kas ei saaks nagu võtta piiblit ja panna ta ilusti tervele alusele ja õpetada seda terviklikult. Kuidas nad seda Pauluse värki siis seletavad, et Paulus ütleb ka, et ja ta ei ütle seda ju. Kõik räägisite keelt. Just, täpselt terve pikk peatööks mõtet saadaks Billy Crownile, et mida sa mees selle kohta ütled, mis teoloogiline seisukoht sul on, kuidas te saate teatud peatükid lihtsalt välja võtta ja vot ei oska öelda, nii et minu jaoks on praegu ütleme, kui keegi otsib endale, ütleme noor kristlane otsib tõde, väga raske leida YouTube'ist. Väga-väga raske, sest lihtsalt tõesti äärmused on ikka katastroofilised. Et seda keskteed ei ole mingil põhjusel. No ikka on, aga vähe vist. No mina ei tea, mina ei ole leidnud. Ma ei ole peaaegu ühtegi leidnud. Lihtsalt nagu ikka täitsa ikka tugevad äärmused on. Võib-olla kõikidel ma lihtsalt ei tea seisukohti, aga ütleme tõesti vähe on neid, kellel et ühed tümitavad naisi ja täitsa crazy, et nagu imelik aeg. Ja ütleme, see on mitte ainult praegu, vaid ütleme, see on viimane 30 aastat üleüldiselt, ma olen seda näinud nagu. Ja siis teine äärmus on see muidugi, et naised pannakse igale poole ette otse pastoriteks ja mis on ka minu meelest ebapiibellik. Et ikkagi mehed peavad olema juhtivatel kohtadel aga mul ei ole midagi naisõpetajate või naisprohvetite vastu vaimu Anne ja ma ei saa ise ennast ju maha lüüa sellepärast, et mul see Anne on, mis teen siis? Ütlevad, et sa pead alandlik olema. Ma alandlik olema ja mitte Jumalale kuuletama. Paulus ütleb, kui ma inimestele tahan meelt mööda olla, siis ma ei ole enam Jumala sulane. Ja nii on. Ja nii ongi, sest ja lõppkokkuvõttes ju elu terve mõistuslikkus ju näitab meile, mis vaimu me teenime. Et nii on. Nii et see asi on päris keeruline ja ma saan aru, et see ongi hingevaenlase eesmärk, et kui sa nüüd ühelt poolt saad ära võtta inimestelt keeled, sa saad ära võtta selle, mis tugevaks teeb. Jah, piibel ütleb, et keeltega palvetamine sa ehitad iseennast. Ja mina mäletan, kui mina keeled sain, ma sain peaaegu kohe 2 kuuselt meie koguduses keeli ei propageeritud, aga mina sain keeled, meil Kösti Erinkompi käis ja siis tema kutsus kõik noored üles tuppa, ütles, et nüüd palvetame keelte pärast ja see oli nagu nii sükune asi, et keegi tea, mis asi see on. Ma olin maailmast tulnud, ma ei olnud kristliku taustaga, ma ei teadnud üldse mitte midagi, ma olen täitsa maailmast täiesti paganlikust suguvõsast perekonnast tulnud. Aga ma tundsin, et see on üks Jumala asi ja ma tahan seda. Ja ma olin avatud ja minu peale käsi ei pandud ja teiste peale seal pandi ja mina mõtlesin, et minu peale käsi ei pandi, aga mina olin ainult, kes keeled sain. See oli kõige naljaka. Ja pärast hiljem ma olen väga paljude eest palunud ja inimesed on saanud ka minu palvetamise peale keeled. Päris paljud inimesed on saanud. Ja ka mu oma lapsed ja kõik räägivad keeli. Kõik 3 last räägivad keeli. Nii et sel juhul ma peaksin ütlema, et kõik mu oma lapsed on ka kõik siis valevaimust ja pahad ja ei saa ju nii olla. Ja mis oli nagu see, et kui ma sain keeled, siis minu sõnast arusaamine kasvas. Kohe nagu hüppeliselt. Ja ütleme ka see, et kui oli keeruline olukord, siis tundsin, et hakkan keeltes palvetama ja 5 minuti pärast ma tundsin, ma tean, mis ma pean tegema. Et just see sama, et see ehitab sind ennast, kuidagi lööb, ta tegeleb ju vaimu maailmaga, eks ole. Piibel ütleb, me vaimus räägime ju saladusi Jumalaga. Mida kurat aru ei saa. Just, ta ei saa aru, ta ei saa kasutada sinu mõistusest. Kui sa keeleliselt mõtled, eks ole, siis kohe hakkavad meil mõtted käima niimoodi edasi-tagasi, hakkab üks pingpongi mäng seal, et on õige, ei ole õige, aga kui sa keeltes palvetad ja oled vaimus,
siis sa nagu lähed otse Jumala ette ja Jumal saab sulle ka otse panna siis ja kui ma avastasin seda, et kuule, et see toimib niimoodi, siis seda rohkem hakkasin seda kasutama. Ja üsna tihti on nüüdki, et lihtsalt tõused öösel üles ja palvetad 2 tundi keeltes. Ma ei tea, miks ma palvetan, ma ei tea, miks ma üleval istun, aga ma saan aru, et Jumal tegeleb mingid probleemiga minu enda sees, kellegi elus, lähedaste elus, mingi olukorraga. Ja ma olen allunud sellele, et okei, istun üleval, palvetan keeldes 2 tundi. Mis toimub, ei tea. Et see on see, et me anname oma ihu elavaks ohvriks. Ja võib-olla sa palvetad mingi olukorras, mis on hoopis teisel pool maailma, inimene, keegi, sinu õde, vend, kristlane on raskes olukorras ja sind on pandud tegelikult, Jumal kasutab sinu keha selleks, et palveta tema eest. Et me ei tea, need on saladused ja Jumal, aga see on, me anname ennast nagu Jumalale astjaks. Ja vaata, kui sa nüüd saad sellise liikumise, eks ole, et ühelt poolt on see narliikumine ja see oikumeenia liikumine, eks ole, mis kõik paneb ühte patta kaasa arvatud okultismi ja siis teisel pool on need, kes ütlevad, et keeli pole ja prohveteid pole, siis no kuule, kui me saame niimoodi, et meil prohveteid enam ei ole, siis ma just lugesin Bible.com kommentaari prohvetitele, see oli väga huvitavalt kirjutatud, väga huvitavalt sõnastatud, et prohvet ei allu ühelegi institutsioonile, ei kuningale ega kirikule. Prohvet on Jumala sõnumi tooja ja sellepärast peab ta olema ka lahus, sest mõttes, et ta ei ole ära ostetav ei võimu poolt ega kleeruse poolt. Eks ole, ta peab olema Jumala sõnumi tooja, ta peab seisma 2 jalaga keskses kohas ja ta ütlebki, et ta on sõnumi tooja otse Jumalalt ja Jumal annab selle autentsuse sinna, eks ole. Et see ongi prohvetluse mõte, see äraostmatus, see ei tähenda mitte seda, et ta ei allu, vaid tema sõnum ei tule inimeste käest ega inimeste juhitult, vaid see on taju, mis tuleb otse Jumala käest selleks, et inimesi kõnetada. Seal oli mitmeid muid mõtteid oli veel, aga see oli väga huvitavalt kirjutatud. Ma mõtlesin, et isegi sellisel prominentsel saidil on veel midagi nii elutervet kirjutatud, et päris huvitav. Aga igal juhul see oli hästi sõnastatud. Ja kui me need asjad ära võtame, need vaimu tööriistad ära võtame, siis me saamegi Rumala kiriku, kes jookseb iga õpetuse järgi, iga jama järgi, midagi eristamata, millestki aru saamata ja saavad ka probleemid tulla kogudusse. Ja prohveti mõte ongi see, et mitte ta ei ole ennustav, vaid prohveti mõte on kaitsta Jumalat, kaitsta seda, et öelda inimeste, see oli ka Bible.com just, mis on ka minu kogemus, et kaitsta õiget õpetust ja kaitsta Jumala põhimõtteid ja astuda sellest välja, kui ta näeb, et kogudus ja inimesed hakkavad ja ühiskond hakkab siis nagu eemale triivima tõest. Et see on prohveti ülesanne ja see on läbi aegade nii olnud ja ei muutu kunagi. Amen. Ja Jeesus ei ole kuskil öelnud, et prohvetid on ära kadunud. Ta ütleb, kogudus on rajatud prohvetite ja apostlite alusele või apostlite ja prohvetite alusele, eks ole. Ja keda ta siis mõtleb? Ta mõtleb ka Vanatestamendi prohveteid, eks ole. See ei ole ju nii, et... No tavaliselt nad ütlevad nii, et nüüd on meil pühakiri ja seal on kõik kirjas ja kogu lugu. Ja, aga Piibel ütleb meile selgelt, et see on rajatud apostlite ja prohvetite alusele. Ehk siis prohvetid on nagu see, et prohvetus on tehtud kole grotesk, aga see mõte on ikkagi selles just, et ei saaks valaasi sisse tulla. Ja see on ka põhjus, miks me räägime siin nendest asjadest, et näidata selle vale kombitsate sellist väga kavalat imbumist kristliku kõnekeelde, kristlike üritusse, kristlike muusikasse, sündmustesse, mis tehakse ja kui keegi vaatab Ameerikat ja keegi siin kirjutas meile ka, et et Charlie Kirk, mis te räägid, Charlie Kirk oli kristlane, siis Charlie Kirk ei olnud kristlane. Vaid Charlie Kirk oli poliitiline tööriist, kes täitis poliitilist ülesannet. Ja ta oli oikumenismi esindaja. Ja vaatame siis selleks tema Charlie Kirgi viimast ma lasen selle lõpuni, siis ta hakkab kohe otsast peale, et tema viimane väljaütlemine enne, kui siis see tulistamine toimus, seda siis kõik teravamad inimesed siis ka jagasid. Nii, kas just nimelt, paneme peale. Et Charlie Kirk ütles, et me peame saama tagasi Ameerikas
tugeva mormooni kiriku, mulle meeldivad mormoonid, mulle meeldivad, kuidas nad saadavad missionäre üle maailma. Minu parem ja vasem käsi on mormoonid. Mormoonid on suurepärased inimesed ja me peame siis tagasi saama tugeva mormooni kiriku. Ja siis järgmisel hetkel toimus siis tema lask. Nii et need olid tema viimased sõnad. See on uskumatu. See on sellepärast, et inimesed ei ole... See on AI tehtud video kindlasti, ütleme nii. Ei ole, see on päris reaalne video, sest seal on terve tekst ja seda on nii paljud näidanud erinevate nurkade peast. Inimesed see oli nii palju, inimesed ju filmisid, nii et AI ei saa kindlasti midagi sellist teha. Ei teada saab ikkagi, kui ta tahab. Huvitav. Tema parem ja vasem käsi mehed olid siis mormoonid ja nagu ma ütlesin, kogu see asi algas ju Arizonast ja see Arizona ja Phoenix ja Utah piirkond on siis mormoonide keskus. Nii et tema jutt seal oli nendes ülikooli linnakutes, kui vaatad oli moraalne, mitte jumala sõna. Ja see, kui inimene ütleb paar piigisalmi sisse ja mormoonid räägivad ka Jeesust. Aga, et tema, mul läks selle mõte läheb sassi vahepeal, et Valter, räägi vahele. Just, et mõte läheb sassi muidu. Et tema siis Arizona ja Phoenix, kust Tupsa loodi, see Turning Point Ameerika, siis Ameerika pöördepunkt loodi Arizona. Me rääkisime eelmine kord, et selle lõi siis tegelikult Brigham, üks mees aitas tal luua, võttis selle 18 aastat Charlie, kelle siis ilmselt ettevalmistus on pikalt toimunud, kuna tema siis isa töötas juba Trumpiga ammusest ajast koos Trump Toweri ehitamisel ja projekteerimisel, nii et ilmselt seal on mingid perekondlikud pikad juured, kas siis vabamüürluse või mille iganes. Siis see Arizona ja Phoenix on ka see keskus, kus siis tema naise Erika Kirgi vanemad elasid ja see on sõjaline Pentagoniga ühendatud piirkond, et see ongi jälle, et me ei tea, nagu Ameerika on natuke teistsugune maa kui Eesti ja see on sõjandusega ja seal oli ka Jeffrey Epsteini koht, kus tema siis elas ja töötas ja alustas. Nii et see on seotud tugevalt Pentagoniga, see on tugevalt seotud sisejulgeolekuga ja kõigega, nii et kui sisejulgeolek on sinu taustal, siis ilmselgelt on Charlie Kirgi eesmärk natuke midagi muud kui kiriku kaitsmine, et inimesed peavad natuke punktid kokku panema. Kirik on alati tõeline, kirik on alati taga kiusatud, mitte kunagi populaarne. Me peame sellest ikka väga-väga selgelt aru saama. Ja eelmine kord me rääkisime siis ka sellest Liberty ülikoolist, Jerry Favelist, kes osales siis seal Moonide suurel koosolekul, mille korraldas siis Paula White ja siis Liberty ülikool on siis üks Ameerika suurimaid teoloogilisi või nii-öelda kristlikke ülikoole, siis seda on ka rahustanud just nimelt Netanyahu ja Iisrael ja jällegi, eks ole, ühelt poolt Moonid ja teiselt poolt siis Netanyahu ja on huvitav seda, ma ei teadnud, et Erika Kirk õppis ka selles ülikoolis, nii et kõik need punktid lähevad ilusti kokku, et ta õppis nii jesuiitide koolis kui ka siis selles Liberty ülikoolis. Nii et sõjandus, me ütlesime, et Utah on siis koht, kust siis väestatakse AI keskusi elektriga. Kõik need asjad nagu mängivad kokku, et see ei ole juhus, et just nimelt see koht omab sellist tähtsat kohta siis nagu Ameerikas Utah osariik. Ja on huvitav, et me rääkisime siis eelmine kord, ma räägin veel mõned niisugused lühikesed asjad ära enne selle pikkade mormoonide juurde tagasi pöördume, et on huvitav, et me rääkisime eelmine kord Mark Driscollist, siis mehest, kes siis ma olen rääkinud koguduse vanemast, kes laskis oma siis kogudust siis sellel AI firmal 24/7 reaalajas jälitada. Nii, ja siin on siis nüüd see tõestus sellest, et ma ei ole näidanud seda, siin on siis artikkel, Julie Roy on selle välja toonud, kuna siis ta tegi temast nüüd saate ja nüüd võtame selle siit eest ära. Mark Driscoll süüdistatakse kultuse nagu siis tegevuses, kus ta siis lasi 24/7 jälitada siis AI süsteemidel oma
siis koguduse liikmeid, nii et see oli ikkagi reaalne, 2021 mai on see artikkel kirjutatud, nii et ma ei ole seda välja mõelnud, nii et teeme väga selgeks, et igasugune AI jälitustegevus on illegaalne, on inimese privaatsuse vastane ja eriti kui kogudus teeb, on see lihtsalt kuritegelik. Selles mõttes, et seal ei ole midagi pistmist osadusega, usaldusega, see on ikkagi jumala kompleks ja tõsiselt kuritegelik. Nii et see Mars Hill, mida ta juhtis, see kogudus, kus ta lasi seda toimida ja vastavalt sellele siis ta võttis ka inimeste suhtes nagu seisukohti, et kui ta siis teadis, mis nende kodudes toimub, siis ta ütles, et sellega ma tahan koostööd teha, sellega ma ei taha koostööd teha, nii et see oli väga õudne, et sellest tulid ka tema mitte püha vaime juhtinud, vaid tema oma silm ja kõrva kuulmine oli see, mille järgi ta tegi otsuse siis, milline koht on sellel inimesel, kuna ta siis teadis, mis on nende telefonides, mis on nagu väga hirmus. See tähendab seda, et nagu kui me ütlesime, et me lükkame prohvetid kogudusest välja, siis see ongi seesama, eks ole, et me asendame selle AI-ga. Sest AI on palju adekvaatsem kui prohvetlus. Mina ütlen, et kehv prohvetlus võib olla parem kui ükski AI, sellepärast, et ma usun Jumala töösse ja inimene kasvab pidevalt, areneb ja kui inimene on Jumala kartlik, siis see töö, mida Jumal tema sees teeb, sina ei pruugi seda näha. See töö on nii nähtamatu töö, kui ma ise ennastki vaatan, kuidas Jumal on pakkinud minusse teadmisi aastakümnete jooksul ja kus ma vahepeal ära olen käinud ja mitte ma ei ole usust ära käinud, aga ütlen, mis on mingid väärtushinnangud on olnud valed või mingid asjad, et kuidas Jumal toob su raja peal, aga see kõik on sul alles, mida ta on sulle õpetanud tegelikult ja kui sa oled elanud Jumala kartliku elu kõige selle sees, siis see on Jumala töö ja seda ei tee ükski AI järgi. Ja kui keegi oleks siis AI-ga järginud ja teinud otsuseid minu kohta, ta oleks täiesti puusse pannud. Et see on see, mida meie ei saa teha, tähendab, me ei saa otsustada selle järgi, ma ei räägi siin räigetest seksuaalpattudest, ma ei räägi homoseksualismist, ma ei räägi abielurikkumisest, ma ei räägi pedofiiliast, ütleme, need on tõsised asjad. Ma räägin üleüldisest mingisugusest, mida meie võiksime, ma ei tea, halvaks või maailmalikuks pidada või selliseid asju. Ma ei räägi, ma ei tea, mingi purju joomistest või narkootikumide tarvitada, ma ei räägi sellistest asjadest, aga lihtsalt, et ma ütlen, et ta on niisugune kergemeelne või ta on maailmalik või mis iganes. Me ei tea, kuidas Jumal tööd teeb, on ju. Ja Jumal võib selle inimese võtta ühel hetkel väga tõsiseks inimeseks teha. Nii et need on tõsised asjad ja ausalt öelda ma julgeks iialgi ühegi inimese kohta teha otsust selle järgi, mida ma näen. Ma leian, et see ei ole minu mandaat. Ma ei tahaks kunagi näha ühtegi inimest, sest ma leian, et see oleks väga kohutav, sest ma teaksin, et ma ei teeks õiget. Tähendab, nii palju ma pühavaimu tunnen, et ma ei teeks õiget otsust, sest mul on endal olnud palves väga palju juhtumeid noore usklikuna, kus koguduse sees ikka nägid üht, teist ja kolmandat asja ja need olid reaalsed asjad, mida sa läbi elasid ja ometigi see otsus, mida Jumal tegi, oli hoopis teine. See, mida Jumal mulle palves ütles, oli hoopis teine. Ja Jumal keelas teatud asjadele tähelepanu pöörata ja samal ajal hoiatas ta väga tugevalt vahel väga ilusate ja toredate inimeste ees, kes väga ilusti käitusid ja kõik oli just korras. Nii et selles mõttes püha vaim on ja see on see, mis on praegu kogudustes üle maailma ära tapetud. Üha rohkem me näeme AI tõusu, eilegi jälle lugesin uudiseid, see oli lausa Eesti ajalehes, et inimesed kasutavad ChatGPT-d, et ennustada kohvipaksu pealt, et näitavad sellele AI-le seda, mis oli ChatGPT või ma ei tea, mingi AI, mingi tööriist, näitavad kohvipaksu ja siis naine lahutas sellepärast, et see AI-süsteem ütles talle, et aga sinu mees rikub abielu kohvipaksu pealt ennustades. Ühesõnaga, seda on maailmas ju rohkem, kas see oli nüüd nali või mitte, ma ei tea, aga selliseid juhtumeid on palju, inimesed kasutavad ja ma saan aru, et see kiusatus eriti nooremal põlvkonnal on väga suur kasutada AI-d kui ennustusvahendit. Ja see on kahjuks tulnud ka kogudusse ja kui koguduse vanemad või koguduse, ütleme, juhtkond kasutab sellist asja, see on täiesti satanistlik, see tapab püha vaimu, autentsuse, see tapab omavahelise usalduse ja see on ka ebavõrdne, sellepärast, et kui nüüd Mark Driscoll jälgis oma koguduse liikmeid, siis koguduse liikmed tema elu ei saanud jälgida. Et see on absoluutselt ebavõrdne, tähendab see on Jumala kompleks ja miks ma Mart Driscollist räägin, on väga huvitav, et nüüd selline mees, kellel on siis, need olid ka mitmeid kohtuasju, väga sellise väärkohtlemised oli inimestega, käitus väga räigelt, väga ülbelt. Ja nüüd, kui Charlie Kirk suri, siis järsku see mees
võeti sinna oma tupsasse Turning Pointi liikumisse mingisugusele juhtivale kohale, nii et mõned arvavad, et ta isegi võib jätkata Charlie Kirgi tööd nendes vaidlustelkides, mida Charlie Kirk kasutas, et tule, see slogan oli, et tule ja tõesta, et mul on vale, et mul ei ole õigus, et ta kasutas siis selliseid vaidlemistelke. Ja ta oli väga, ja Driscollit peetakse siis, ütleme, sõnaliselt väga andekaks ja arvatakse, et teda võidakse siis ka kasutada selles, aga oli väga huvitav jah, et ja Driscolli sõnad olid siis sellised, mis on äärmiselt kummalised, mida ta siis ütles oma koguduses, et kui meie jumalateenistustel ei ole mainitud Charlie Kirgi nime, siis sa võiksid otsida endale teise kiriku. Nii et see on nii huvitav, et kuidas need inimesed, kes on nagu olnud pildil, kes on olnud Ameerikas juhtivatel kohtadel, korraga ilmuvad välja ja siis, kui sa paned need tükid kõik kokku, see on imelik pilt, et ühelt poolt Mark Driscoll, kes kasutab, mina arvan, et see, et tema kasutas oma koguduse üle AI kontrolli, ei olnud tema enda idee, ma arvan, et see on suurem agenda, ma arvan, et see on see, kuhu kogudus läheb. Ma olen selles peaaegu 100% kindel, kogudus läheb üle sellele, et enam ei ole meil pühavaimu suhtlemine, vaid meil on üksteise järgi jälitamine. See tunduks väga loogiline. 100% see kindlasti ei ole teatud kogudused, ütleme nii. Just, aga ma usun, et selle maailma, ütleme, valitsus kindlasti on sellest huvitatud. Ja miks sellist mees siis toetatakse, kui tal on kohtuasjad, kui tal on sellised, ja nüüd korraga Turning Point Ameerika nii siuke tähtis usuline liikumine korraga võtab sellise kuritegeliku taustaga mehe. See on kuritegelik taust. Plus veel, mitte ainult see, et ta seda tegi, vaid ka need väärkohtlemisjuhtumid, mis kohtusse anti, paljud inimesed andsid ta kohtusse selle eest, et ta siis ütleme, karjus inimeste peale, ütles neile väga räigeid asju, eriti naistega käitus väga räigelt. Ja kolmandaks tegeles intellektuaalse vargusega, mida ma just eelmine kord ka rääkisin, et kui sa võtad kellegi raamatu või kellegi vaimse vara ja kasutad seda iseenda tarveks, siis see on kuritegelik. Ja vaatan, kas ma leian korraks selle siit ülesse. Et tal oli siis, ta lasi välja raamatu ja ta lasi välja raamatu, siin ongi vist see sama. Kas oli see Jesse Bryan, oli üks mees, kelle materjale ta kasutas ja lasi välja siis ühesõnaga, Driscoll kasutas kellegi raamatuid ja kui talle see siis ja kasutas seda materjali, mida ta luges ja kasutas oma raamatu, tegi oma raamatut neid ja siis müüs neid. Nii, ja siis kui talle nagu podcastis siis peale astuti, et kuule, et aga mees, et kuule, et nagu see ei ole õige asi, mis sa teed, on ju, et sa ei saa nagu kasutada nagu teiste nagu tööd, siis ta vastas selle peale, ma arvan, et see on selle Julie Royce'i siin selles podcastis, see on pikk podcast, 1,5-tunnine podcast, nii et võite seda ise vaadata, siin on kõik need faktid ilusti sees. See mees on siis teinud Driscolli esimesest kirikust Mars Hillis siis terve saatesarja, mida paljud siis ka mainivad, kus ta siis toob kõik need see AI kontrolli ja väärkohtlemise ja siis ka plagiaadi välja, nii et see mees on siis teinud ja annab siin siis Julia Royce'ile podcastis siis intervjuu. Nii et Mark Driscoll siis vabandas, ütles, et aga
pole probleemi, et ma kasutasin selle mehe tööd ja materjalid, oli minu sõber. Tähendab, ja mis oli põhiline, oli see, et raamatus ei olnud viiteid, et ta oli kasutanud teise mehe raamatuid. Et tegelikult on nii, et kui sa kasutad kellegi teise inimese raamatuid, me õppisime seda kursis ka, kui me tegime oma töid, ütleme kõrgkoolis, iga inimene õpib seda, et sa pead tegema viite, et ma kasutasin selle inimese materjali, nii nagu mina alati ütlen, et vot selle lause ütles Chuck Missler või selle lause võtsin Bible.com-ist, et ma ei saa kasutada kellegi vaimset tööd ja teha iseennast paremaks, eks ole. Nii et Mark Driscoll tegi seda ja jätab minu jaoks väga halva mulje, et sa ei saa kasutada teise inimese vaimset tööd, teise inimese veedetud tööaega iseenda nagu ja mis on huvitav, et just, nii et see on huvitav, et selline mees peale Charlie Kirgi siis surma järsku kohale hüppab. Ja kui me vaatame, me rääkisime eelmine kord ka sellest portaalis, see nüüd peaks praegu siis toimus, oli 9-12 oktoober, ma ei ole nüüd jälginud, mis seal toimus, aga minu jaoks oli huvitav hoopis midagi muud selle asja juures. Et Bill Johnson, kelle ma olen siin ka mõne kristlasega teravaid vaidlusi pidanud Bill Johnsoni üle ja üritanud tõestada, et Bill Johnson on siis valeõpetaja. Meil on ka eesti keeles seda päris palju tõlgitud ja tõepoolest ta seda on, sest tema on üks, kes propageerib seda haudade kallistamist ja sealt väesaamist eelnevatelt prohvetitelt ja jumalikelt töötegijatelt, mis on täielik vale. Ja palju muudki, mis tal on, tarokaardid ja ennustamised ja paljud okultistiku praktikad, mida nad teevad. Ja tema on siis üks juhtidest, kes siis nüüd seda söömaaega seal juhib, aga mida jällegi, et pead palju vaatama selleks, et mõista tegelikult, mis toimub. Et nende mõte on siis see, et meie avame portaali Ameerikas. Nüüd see suur oikumeenia liikumine avab siis portaali siis kas see on nagu mingi füüsiline värk? Nagu just, et nemad teevad siis, avavad seal portaali, nii et see on nende sellises väljaütlem, mida nad siis ütlevad, mida ta siin selles lühiklipis ütleb, igaüks võib seda vaadata. Aga mind huvitas hoopis, mul jäi see, kui sa nüüd paned ekraanile, mul jäi hoopis silmas see veider kujund, mille nad moodustavad ja mille keskel on siis see pikk armulaud, kus nad siis jagavad siis seda katoliku kiriku sarnast armulauda, mis on jällegi väga kummaline, sest armulaua jagamine on alati kiriku sisene, mitte nii, et kontrollimatult iga inimene võib juurde tulla. Ja see nimetus armulaud on ka imelik. Jah, aga see kujund jäi meelde. Ja nüüd, kui ma vaatasin siin ühte siis seda Mormoni podcasti, siis tuli välja, et on olemas selline asi nagu okultne puu. Ja kui sa nüüd selle asetad sinna peteli, sinna ma näitan uuesti, nüüd ta lihtsalt on tagurpidi, tal on see kitsas pool üleval ja ta on nagu siuke, vaata nagu natuke nagu hauakujuline, eks ole. Ja sa võtad selle, siis sa näed, et need on kahtlaselt sarnased, see on okultne elupuu. Ja seal on omad tähendused siis kõik sellel nendel punktidel ja ka mormoonid kasutavad seda. Kelle oma see nüüd on, mis see praegu näitab? See ongi okultne. Seda kasutavad paljud ka mormoonid ja nemad kasutavad. Ja kui sa ütled, et nemad avavad portaali ja neil on samasugune kujund siia loodud, siis tekib küsimus, et mis portaali te sinna mehed avama lähete? Mina arvan, et see on satanistlik ja kui sa võtad, et seal on siis inimesed eesotsas, nii et siin on siis see laud, mida nad siis tahavad sinna panna, mis siis seal üleval on, kindlasti on sellest nüüd ka juba videosid olemas, aga jah, see tausta elupuu video on väga kummaline, nii et seal siis jookseb see laud ja me rääkisime siis sellest, et see, kes seda siin juhib, on see Lou Engel, kes siis suudlest just
kes suudles siis neid katoliku meeste jalgu ja kellel endal siis, kellel alles siin COVID ajal tunnistad, kellel on endal olnud aastaid väga rasked pornograafilised probleemid ja igasugused muud probleemid, nii et see taust on väga segane, väga kummaline ja väga arusaamatu ja tema on üks nendest, kes on tohutult ajanud just seda katoliku, Vatikani, Rooma katoliku kirikuga ühtseks saamist. Ja seda siis ka see naine, keda ma ennem näitasin, tema ka näitab neid siin klippe ja et siin me näeme luuengelit, et ta niimoodi kummaliselt kummardab ja tõmbleb kogu aeg taustal ja tema on siis, et me näeme seda, mõni ütleb, et ta on lausa vaevatud, et miks ta niimoodi teeb, me ei tea. Ta on kogu aeg nii teinud. Just, aga see ei ole, see on kummaline, siin on see Sean, üks Ameerika, üks selline ja siin on kõik käib see ikka selle taustal, et me siis nende katolike meestega siis teeksime ikka seda, Vatikani meestega teeksime seda suurt ühtset eesmärki. Nii et see on siis kogu selle Turning Point Ameerika taust, nii et ka see Beeteli üritus ja kõik see kõik on üks sama. See kõik on üks sama liikumine, üks sama eesmärk, see suur oikumeenia, me oleme kõik üks, me võtame kõik ühest pühaõhtu söömaast osa, meil on kõigil üks Jumal ja me kõik siis seguneme üksteisega ja oleme üks ja siis, kui sa vaatad seda kujundit, siis see on täpselt see okultne elupuu. Et me oleme kõik selle erinevad harud, siis me oleme selle elupuu erinevad harud, mõte on siis selles, nagu, et erinevad usundid on selle ühe elupuu ühised harud. Ja see naine, siis ma rääkisin ka eelmine kord seda, et see naine väga hästi alustas selle jutuga, kus siis Glenn Beck, keda ka meie Plantsiga vanasti lasime siin aeg-ajalt ja siis ühel hetkel ma tundsin, et ma nagu midagi on selle mehega valesti. Ja siis ma teda tükk aega kuulanud ja siis ta räägib siin, et ta käis seal samas sellel mälestusteenist, Charlie Kigi mälestusteenist oli ja ütleb, et oi, seal oli nii suur pühavaimu lähedalolu ja siis ma hakkasin ühe mehega rääkima, tuli välja, et oli Jehoova tunnistaja, me tundsime, et nii suur pühavaimu lähedalolu on. Ja siis see naine väga hästi analüüsib seda teksti ja ta ütles, et ta ei ole 30 aastal midagi sellist kogenud, see Glenn Beck ütleb ja tegelikult see Glenn Beck on siis ka mormoon, ta on Latter-day Saint, jah, just nimelt ja mina ei saanud väga tükk aega enam vaadata, sest ma tundsin, et midagi lihtsalt meie usus ei klappi, midagi on selle mehega valesti, ma ei teadnud tausta, sain seda alles hiljem teada. Ja see naine ütleb väga hästi, et kui me võtaksime ära nagu muusika, see naine, kes siis seda podcasti teeb, et kui me võtaksime ära muusika, et kas sa siis ka pühavaimu tunneksid. Et kas meie tunded on adekvaatsed analüüsima ja ütlema, mis on õige vaim, mis on vale vaim. Ja tegelikult see naine tabab tegelikult õiget asja. Meie tunded ei ole õiged, adekvaatsed. Me võime tunda, abielurikkuja võib tunda, teada, kas sina oled hoopis minu uus mees või naine. Minu tunne ütleb seda. Või ma tunnen, et ma olen vales kehas. Minu tunne ütleb, et ma tegelikult peaksin olema mees. Ma olen naine, aga mu tunne ütleb, et ma peaksin olema keegi teine. Või ma tunnen, et ma tunnen oma sooliste vastu, ma tunnen tõmmet. See on minu tunne. Kas meie tunne, ja see on nüüd see oikumeenia õpetus tegelikult. Et ühineme, sest mina tunnen, et sa oled vend. Ma tunnen. Aga mitte see, et meil on Jumala sõna alus. Et Piibel hoiatab meid, kes tuleb teie juurde teistsuguse evangeeliumiga, olgu ta neetud, eks ole, ja apostel Paulus võitles valevendadega, kes tulid, nagu ta ütleb, nagu kurat moondas ennast valgusingliks, nõnda tulevad need töötegijad ja moondavad ennast töötegijateks ja nad tegelikult ei ole seda. Et aga just see oikumeenia püsib tunde peal. Meil on tunne, mitte Jumala sõna alusel. Sest kui me hakkame Jumala sõna alusele panema, me ei saa enam, sest nagu need inimesed ei tunnista isegi Jeesust, need inimesed ei tunnista isegi püha vaimu, eks ole. Et ja see naine nagu päris põhjalikult räägib ja siis, kui me jõuame nagu Charlie Kirgi juurde ja räägime okultismist veel ja sellest veidrast, siis sellest okultistlikust suunast, mis justkui nagu läbib kogu seda viimase oikumeenia, ta läheb kogu okultistlikumaks. Ütleme ka see pühaõhtu söömaaeg ja see vere jagamine. Ärge olge naiivsed, seda tehakse ka satanistlikes kultustes vere joomist. See piir läheb ühel hetkel väga õhukeseks.
algul meid harjutatakse ühiselt laua taha tulema, aga kust läheb see piir, et sa siis juba ei võta mingi põhjusel muud verd, on ju. Nagu me näitasime Muunide kirikus, kus nad jõid, eks ole, selle Muunide rajaja mehe verd, noh, küll veini näol, aga see ei olnud mitte Jeesuse veri, vaid see oli nüüd selle Muunide sekti looja veri, eks ole. Et tegelikult inimesi harjutatakse, neid venitatakse, neid harjumise piire venitatakse. Ja kui sa need oled piisavalt kaua venitanud, siis nad ei tundu. Eesti poliitikasse, Eesti maastikul on paljud asjad tulnud, mida mina tean, et 90-ndatel ma sosistasin. Täna räägitakse neid kohal avalikult, paljud asjad, mida ma tean, mõtlesin, issand kui hirmus. Need on hirmsad asjad, julgen rääkidagi nendest ka häälega. Täna need on avalikud, et meid on harjutatud 30 aastaks üteldatud asjadega. Sa tunned, et appi kui õudne, ma olen ära harjunud nende asjadega. Asjadega, mis tundusid hirmsad, ma olen täna ära harjunud. Ja vaat sama asja tehakse praegu, ütleme nende oikumeenia läbi, et me harjutame, et me tuleme kõik, et pühaõhtu söömaaeg on olnud kõige intiimsem osadus ikkagi Jeesuse jüngrite vahel. Sinna kuulusid, sinna ei kuulunud isegi Juudas, sest kui Juudas seda sõi, siis Juudas tappis ennast ära. Ja ma olen seda öelnud, ma ei tea, kas ma seda öelnud olen, aga ma olen seda kirjutanud, et Paulus ütleb, et kes tuleb ja sööb püha õhtu sööma leivaajast kõlvatuna, see sööb enesele nuhtlust, sellepärast paljud on teie seas surnud. On ju. Et Juudas sõi ja 2 päeva pärast ei surnud. Et see on väga tõsine asi, on ju. Ja kujuta nüüd ette, kui inimesi tegelikult petetakse needusesse. Tulge võtke sellest pühaõhtu söömast osa ja sööge endal needust või teisel variandil sööge mingit muud verd ja asja, mis nagu ei olegi selle tähendusega, mis ta tegelikult piibelikult on. Nii et see on selliste, kui me loeme, ja see ongi, miks me sellest räägime, eks ole, mina ei võitle kogu maailma vastu, vaid ma võitlen Jumala puhta asja eest. See on meie saate mõte. Ma ei võitle inimestega, ma võitlen Jumala puhta asja eest ja Jumala puhas asi on see, et usk ei saa olla solgitud vale arusaamist ja vale õpetustega. Ja pühaõhtu söömaaeg kuulub inimesele, kes järgib Jeesust, kes saab aru, et Jeesus on surnud, kes on selle armu vastu võtnud ja armu vastu võtmise väline märk on see, et sa elad püha elu. See on fakt. Kui sa ei ole Kristuse armu vastu võtnud, mis on püha vaim, kes on püha vaim, eks ole, siis sa ei suuda ka elada püha elu, sest oma lihast me ei suuda mitte keegi, ei mina ega mitte keegi me ei suuda. See, et ma suudan seda elada, on tõestus, et minu sees elab püha vaim, kes mind kogu aeg, nagu piibel ütleb, et Jumal oma helduses, kuidas ta ütleb, nügib või trügib teid, et te parandaksite meelt, eks ole. Püha vaim kogu aeg suunab meid sinna poole, et kuulge, see asi pole õige, võta see asi kätte ja paranda see asi ära oma elus, eks ole. See on sellisel mikrotasanditel juba välja, mida meil on raske teist inimesegi seletada. See on nii sügav, põhjalik töö, mida Jumal teeb. Me ei räägi siin, ma ei tea, suurtest asjadest, mis nagu, ma ei tea, abielurikkumised või varastamine, eks ole, vaid see jumalik töö, see kogu mõtlemise Jumala keskseks saamine, see on väga sügav töö inimese ees. See on väga sügav ja seda on väga raske isegi kellegile, kui ma peaksin seda seletama, väga keeruline seletada. Ja see on see, mida Jumal teeb, eks ole, ja kui me nüüd võtame ja piibel ütleb, eks ole, et see viimane metsaline, tema pea on täis Jumala pilke, sidemeid, ilmutuse raamat 13 on see ja vist 17 mõlemis ütleb seda, siis me näeme, et see, et võetakse pühad asjad, nii nagu, eks ole, Muunide kirik ütleb, et meie oleme püha vaimu assotsiatsioon, mis on täiesti vale õpetus, eks ole, ja temale anti suu rääkida suurustamise Jumala pilke sõnu ja temale anti meelevalt tegutseda 42 kuud ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime, tema telki ja neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega nad ära võita. Nii et see on see, kuhu me suundume. Et see sõda läheb kogu aeg nagu karmimaks, et ilmutuse raamatu 13 juba kirjeldab siis sellist nagu
seda olukorda, kus see siis nagu lõpuks välja jõuab. Ja ta ütleb, ja tema peal on 10 ehissidet, tema peade peal on Jumala pilke nimesid. Nii et see, kuhu me jõuame, on just see, nagu see tõelise Kristuse pilkamine. Ja parim viis, kuidas sa seda pilgata saad, on imbu sinna sisse ja teeda lamedaks. Teeda homoseksualistlikuks näiteks, nagu on kirik tehtud, eks ole, et me võtame seal Jumala vikerkaar, ma just eile filmisin vikerkaart, väga ilus vikerkaar oli vihmaga, et see aasta päris mitut väga-väga võimast vikerkaart näinud, siis mõtled, et piibel ütleb selgelt, et Jumala aujärje ümber on vikerkaar. Ja see mõte, eks ole, seda ütleb Hesekeli raamat, seda ütleb Ilmutuse raamat, ja sa võtad Jumala aujärje vikerkaare ja sülitad Jumal näkku, ütled Jumal, aga sa ei olegi meest korralikult meheks loonud või naist korralikult naiseks loonud, et see on selline, see teeb nii haiget Jumala südamele, sest see teeb tõeliselt haiget, sest kuule, meil on siin selliseid pastoreid, kes sellega lehvitavad päris avalikult ja kirik ei tea midagi. Ma ei teagi seda. Ei, sa tead ikka, on siin kuskil. Okei. Et see on nagu see mõte, mitte baptistiliidus ei ole. Okay. Aga siin üldiselt on hakatud kuskil, keegi rääkis, et ütleme, Luteri kirikus hakatakse rääkima sellest nüüd, eks ole, et me peame rääkima nendest asjadest. Nii läheb edasi vaikselt. Et see ongi see nagu see, kuhu meid viiakse, et nagu piibel ütleb, et just et miks me sellest räägime jällegi. Minu alus on Jumala sõna ja Jumala sõna ütleb, et kui te näete hävituse koletist asetsemas seal, kust olema ei pea Jumala templis, eks ole. Et Danieli raamat nimetab teda abomination desolation, eks ole, see on nagu huvitav niisugune keeruline sõna eesti keeles, aga et see on hävituse koletis või kui sa tegelikult keeleliselt lahti võtad, siis ta on nagu tühjus või mõttetus. Et see mõttetuse tühjus pannakse jumalaks. Ja sa hävitad ära kõik jumalikku. Sa hävitad ära pühavaimu, sa hävitad ära pühaõhtu sööma, sa hävitad ära Jumala lapseks olemise unikaalsuse, segades teda oikumeeniatega, hinduismi, budismi, kõige muuga, kus üldse ei ole Jumala lapsi. Neil on religioon, aga nad ei ole elavad Jumala lapsed, eks ole. See on nii suur erinevus, eks ole. Nad isegi tunnistab poegaga püha vaimu, on ju. Ja sa teed inimesed transseksuaalseteks kõverateks, õnnetuteks, seksuaalselt ebapuhasteks ja ütled, see ongi Jumala teenistus. See on see, kuhu me liigume. See on see, mida ma näen juba maailmas, igal pool on tehtud oikumeenias. See on nagu tegelikult kreeka või see heebra keel ütleb kõleduse jäledus. See on kõledus. Sest mis tegelikult toob meisse nagu selle tunde, et midagi on miski. Mina mäletan, kui ma nagu kohtusin Kristusega, siis see tõi minusse elu. See asjad hakkasid midagi tähendama. Inimene tähendas, mees tähendas, naine tähendas, vaimuannid, Jumala teenistus, nähtamatu maailm, lilled, loodus, loomad. Kõik omasid absoluutselt teise tähenduse, kui see oli enne olnud. Kõik omas nagu sügavuse, kõik muutus nagu mitmeplaaniliseks, mitmedimensiooniliseks, mida ta ennem ei olnud. Seda toob ainult püha vaim. Aga mida see liikumine teeb? Ta kahandab, ta vähendab, te kõik olete üks. Te kõik olete ühtemoodi, te kõik olete segased ja väärakad ja patused ja see ongi loomulik. Et tegelikult see on evangeeliumi tühistamine, see on Kristuse töö, totaalne tühistamine, milles me praegu oleme. Inimesed ütlevad, oi, kuidas sa räägid, et on ära taganemine. Aga mis see siis on? Kui te tühistate Kristuse töö väärtused, keegi tõi väga hästi välja, ma arvan, et see oli see sama see, keda ma veel näitan seda meest. Ta ütles, et Charlie Kirgi selle oikumeenilise Turning Point Ameerika nii-öelda usulise liikumise ülikooli linnakutes kunagi tema sõnum ei olnud parandage meelt. Mitte kunagi. Ta ei rääkinud kunagi midagi sõnumist, ta ütleb nii nagu Billy Graham ei rääkinud kunagi midagi, mis ei sobinud katoliiklastele ja mormoonidele. Et ta kunagi ütles solvaid asju, mis ei sobiks teistele liikumistele. See on moraalselt üles kutsuv, kuid see ei ole kristlik. Moraalne ei ole veel kristlik. Oota, sa ütlesid, et Billy Graham kunagi ei rääkinud. No tähendab see Sam Adams räägib, jah, see mees, üks vanem mees, ta rääkis usuristimisest ja
usuristimist räägib katoliku kirik ka. Ta just räägib, et selliseid asju, mida ei saa katoliku kirik ja mormoon vastu, et neil on ka usuristim, neil on ka missionärid, neil on ka apostlid, neil on ka isegi mormoonid, isegi prohvetid. Nii et need on ikkagi mida siis seal võib samamoodi isegi vabamüürluses on palved, vanded, märgid. Nii, aga mida siis veel võib nagu ma ei oska seda öelda, tähendab, ma räägin lihtsalt, te võite tema seda tema tõi lihtsalt välja ta tõi selle lihtsalt välja, jah. Et ma jätan selle videoga vaatamiseks, kes tahab, et kindlasti vaadake videosid, et need on nii põhjalikud ja mitmed on tunni pooleteises, et sa pead seal on väga palju infot, mina ei suuda kõike siin, kuigi ma teen endal märkmed, ma ikkagi suuda kõike üle ikkagi rääkida nii täpselt. Nii et see on Kristuse vähendamine, ütleme, kui Bill Johnson ütleb, eks ole, seal oma arust suur karismaatik, eks ole, et te peate käima vanadel pühakute haudadel ja sealt imema endale mingit vaimu, siis see on tõesti kohutav, sest esiteks ma vihkan, ütleme, surnuaedades käimist. Kas ta on seda nagu jutlustanud seda ei, sellest on pildid, kui sa guugeldad sisse, siis on tema naise pildid, kuidas tema naine ja ta ise ja tema õpilased käivad, need on kooli õpetuses on see sees, et te peate käima nendel haudadel. Nii et ma ei tea, kui ma panen siia praegu sisse grave soaking, siis ma arvan, et siit me leiame kindlasti ka pilte sellest. Nii et näed, kui me siit paneme, siis see on täiesti olemas. Minu meelest, kas see mitte ei ole, see pilt siin ei ole mitte tema naine, kes suri vähki. See roosa kleidiga, Bill Johnsoni. Näed, siin on Bill Johnson, grave soaking, näed. Nii et täiesti see on üks nende praktikatest, et näed, käivad ja siis nad palvetavad ja Christian necromancy ehk siis kristlik surnute kummardamine. Nii et see on täiesti olemas. Kummaline. Ja see on kummaline, aga te olete ajast maha jäänud, kui te ei tea sellest, sest see on väga tõsine. Ja nüüd, kui me löördume tagasi Charlie Kirgi juurde ja necromancy juurde, kus me nagu sujuvalt jõudsime ja ma rääkisin eelmine kord sellest Charlie Kirgi siis nagu järelhüüdest, mis tema kirik tegi, mis on jällegi seal samas Arizonas ja kuulub kogu selle segase mormonismi ja kõike selle sõjalise liini juurde, mis on kuidagi selles kõiges ühendatud, et mormoonid on alati ka sõjalise poolega ühendatud, nagu ma eelmine kord ka rääkisin, et neil on olnud oma sõjavägi isegi ja nii edasi, siis siin on selle pastori kõne, nii et me võime selle häälega panna. Olin liigutud, kui seda teenistuse vahel kuulsin, ma panen korraks tagasi. Nii et tehisintellekti loodud, abil loodud Charlie Kirgi sõnade järgi. Ma olin nii liigutatud, kui ma seda teenistusel kuulsin, sa kuuled, mida siis esimene teenistus kuulnud, et te vaataksite klippi, mida Charlie räägib selle kohta, mis temaga eelmisel nädal juhtus. Nii et see siis tehisintellekt räägib. Esiteks tahan, et sa teaksid, et minuga on kõik korras, mitte sellepärast, et mu keha on korras, vaid sellepärast, et mu hing on Kristuses turvaline. Surm ei ole lõpp, see on ameti kõrgendus, ära raiska sekunditki mind leinates, ma teadsin sealt kultuuris hetkes väljaastumise kaasnevaid riske ja teen seda kõike uuesti ja uuesti. Teiseks, ärge laske sellel vägivallal midagi veel rohkem lõhestada, vaenlane tahab kaost, hirmu, kättemaksu, ära anna seda neile, selle asemel kahekordista tõde, julgust, usku, perepanust ja nii edasi, ühesõnaga. Ilus jutt kohe mõni va. Nii, aga tegemist on siis tehisintellekti läbi loodud jällegi ühe sellise pettusega, nii et me võime siis ette kujutada, kui me laseksime siin mõne uskliku kõnet, kes on siis surnud ja kes siis nagu kõneleks meile hauast, et see on okultistlik ja see on kõlvatu ja seda tehakse nii et ärme unusta, need on mormooni kirikud, mitte kristlikud kirikud, kuigi mormoonid ennast kristlasteks nimetavad. Ja selles klipis, mis ma siis siin alguses lasin, siin ka Charlie Kirk ütleb, siis mulle meeldivad mormoonid, minu siis kaastöötajad on mormoonid ja selles tupsa liikumises on siis enamus või üle poolte on mormoonid tegelikult. Nii et see oli üldse kristlik liikumine.
nii et seda reklaamitakse sellena, see ongi, et Latter-day Saint ehk siis viimse päeva pühakud on siis tegelikult mormooni kirik ja nemad siis väidavad, et nemad on kristlased. Ja nüüd siis veel lisaks kõigele sellele juurde üks tore klipp siis Spencerilt, jällegi siis sellest mälestusteenistusest, Charlie Kirgi mälestusteenistusest, lihtsalt näidata, kuidas oikumeenia on oma juuri ajanud ja mis seal taustal tegelikult, nii väidetava kristliku liikumise taustal tegelikult on, et kui inimesed kirjutavad, ärge rääkige siin Charlie Kirgist, siis on üks mees, kes siis esildab Rooma katoliku kirikut ja kes teeb siis palve siis Michael Knowles, kes siis esitab palve peaingel Miikalile, nii et siis me võime siin vaadata. Ja ma arvan, et püha Miikali palve kõnetab eriti meie hetke isas, pojas ja pühas vaimus, püha peaingel Miikal, kaitse meid lahingus, ole meie kaitse kuradi kurjuse ja lõksude vastu, Jumal noomigu teda, me palvetame alandlikult ja sina taevaste vägede ürst heida Jumala väel, põrgusse saatan ja kõik ja kurjad. Et see on siis see matuse kõne, mida siis Michael Knowles pidas siis Charlie Kirgi mälestusteenistusel ja mis siis ongi nagu ka veel kummalisem, et mitte ainult siis, et nad selliseid kummalisi palveid teevad, vaid ka üks ma ei mäleta, kas oli see mees või keegi, kes on siis tegelikult, kui ütleme, et Charlie Kirk rääkis ise tähendab LGBT vastu, siis üks tema kaastöötajatest, aktiivne kaastöötaja, parem käsi, oli tegelikult osanud siis ülikooli linnakus gei filmis ja et noh, et see on väga segane ja väga väga segane see liikumine, nii et kristlik ta kindlasti ei ole. Ja siin me näeme siis Joseph Smithi, kes siis on siis selle mormoonluse alustaja ja me vaataksime mõnda põhilist asja, miks mormooni usklik ei ole kristlane ja üks kõige peamisem siis väide on see, et Jeesus ei ole Jumala ainuke poeg, vaid ka saatan on Jumala poeg, ehk siis ta on Jeesuse vend. See on see, mida mormoonid usuvad. See on mormooni põhikiri. Seda on lühidalt on välja toonud siis Spencer Mitt. Jeesus on saatana vend. Jumal elab planeedil Kolob. Jeesus abiellus jumaliku naisega, jumalnaisega. Jeesusel on lapsed ja naine. Eedeni aed asus Missouris. Mormoon on reaalne kristlane. Siis mormoonid ristivad surnud inimesi. Miks siis ka ütleme selline hauatagune kõne ei ole nende meelest üldsegi ebanormaalne. See on täitsa normaalne, sest nad ristivad ka surnud inimesi, mida teeb ka Rooma katoliku kirik. Mormoonid saavad oma planeedi, kui nad surevad ja nad ei tohi kohvi juua, sest nad lähevad muidu põrgusse. Oligi see. Just. Nii. Ja see on siis see Joseph Smith ja tema oli selline huvitav mees, et kui me võtame, et kui ma väitsin eelmine kord, et mormoonlus on pärit siis vabamüürlusest, siis see vajab ju tõestust, eks ole, et muidu öeldakse, et Jürgi Ella ajab siin jama. Ja siin on üks mees, Adam Smith, keegi vanem mees, kes on teinud siis väga põhjaliku ülevaate mormoonluse ajaloost ja tõestab siis ära, kuna siis ütleme see sama väike klipp, mida me lasime, kus Charlie Kirk ütles, et ma armastan mormoonia, et mu töötegijad on mormoonid ja nii edasi, siis me peame teadma, millega siin nagu tegu on ja mida siis seal veel hüüti, mida võib ka seal kuulata, et mormoonid on vanemad kui kristlased. Et see on üks nende väide, et mormoonid olid ennem kui Kristus ja kõik need on valed ja see video siis räägib mormooni ajaloost. Joseph Smith oli siis Ameerikasse perega tulnud ja tuli siis sinna aardejahile, kuna siis Utah oli ja on praegugi
kulla, vase, hõbeda väga suurte maardlatega, eriti on seal maailma suurim avatud vasekaevandus ja tema oli siis aardekütt, kes tuli siis kulda sinna kaevama. Ja tema oli pärit vabamüürlaste perekonnast, tema isa oli siis praktiseeriv vabamüürlane, seda on väga teada tema elust. Nii et suure tõenäosusega sai ta oma inspiratsiooni siis sellistest vabamüürlikest praktikatest või sellest vaimsest atmosfäärist, mis nende kodus oli, et ta siis mõtles välja selle, et temale ilmus Jumal ja Jeesus ja käskisid tal siis, et kõik kirikud on langenud, kõik kirikud on sektantlikud, ma mõtlesin, no täitsa sama jutt, mida ma räägin, eks ole. jah. See oli nali muidugi, mina ei ütle, et kõik kirikud, mina seda räägin, et väga palju on seda, et kõik kirikud, sest ma ei teagi kõiki kirikuid. Aga tema siis väitsi, et kõik on sektid ja tuleb nüüd luua uus kirik, see ongi, et millest tuli see siis sõna viimse aja pühakud, et tema arvas, et tema on siis eriti püha mees. Ja hiljem siis tema siis need liikumise järglased on siis ka seda ümber lükanud, et mingit Jeesust ja Jumalat talle ilmunud, et võib-olla siis, kui ilmus siis ingel kõige rohkem. Tal oli mingi raamat seal ka või mingi... Nii, ja kohe ma sellest räägin. Ja temal oligi siis tema lõi selle mormoonide raamatu ja ja nii palju öelda, et siis mormoone on siis see mormoonluse, ütleme selline Ameerikas sõbralik aksepteerimine on olnud pikk ja see Sam Smith toob siis välja, et selleks on olnud ka Billy Graham, Greg Laurie ja Rick Warren, kes kõik väidetavalt on siis, no Greg Laurie on küll nüüd lõunabaptist, kus on väga palju just vabamüürlus sees ja Rick Warren samamoodi, aga et jah, sellist avalikku ühtlustamist on seal päris pikalt olnud. Et see ei ole midagi uut ja miks ka inimesed ei saa aru, et Turning Point USA ei ole, kui mina vaatan, ma saan kohe aru, et ei ole, aga Ameerikas tundub, et nad nagu ei erista niivõrd seda mormoonlust ja kristlust. Ja kuidagi ta on sealt ikkagi pikalt kokku sulanud. Ja siis ja see Sam Smith toobki välja siis selle, et Charlie Kirk ise õppis katoliku teoloogia doktriini, abiellus katolikult jesuiidi naisega, laulatajad ja katoli kirikus ja käis katolike missadel, nii et ta ei olnud ise ka selles mõttes me uuesti sündinud kristlane. Tema sõnum oli rangelt tema poliitiline, tema eesmärk polnud kunagi meeleparandus, pattude kuulutamine, sõnum oli alati seotud üldinimliku moraalsuse rõhutamisega. Ja ta ei jutlustanud kunagi midagi, mis katoliiklastele mormoonidele ei oleks olnud vastuvõetav. Tema eesmärk oli konservatiivseid väärtusi propageeriv konservatiivne poliitika ja kuna siis Utah osariik on just olnud pikalt konservatiivsete väärtuste kandja ja mormoonid, siis kuigi see on praegu langenud, siis just tema eesmärk oli tuua tagasi see hoiak ja tõus. Ja tema oli siis ja mida on huvitav, mida see Adams siin ka vahele ütleb, on see, et ta oli siis Trumpi, eks ole, üks parem käsi selles praeguses poliitika, mis näitab, et Trump teab vägagi hästi sellest oikumeeniast, kui Paolo White on tema käes ja tegeleb seal muunidega, mida me eelmine kord jätsin rääkimata Paolo White'ist, mis oli väga huvitav, et seesama ema muun, kes nüüd siis arreteeriti, nad pidid just minema Põhja-Koreasse, et Lõuna-Korea ja Põhja-Korea vahel läbirääkimisi pidada usundite ühendamisega. Nii et see asi läheb nii kaugele, et me peame ikkagi aru saama, selles on haaratud kogu maailm ja see on ikka väga suur endgame, mida mängitakse, lõpumäng ikkagi, millesse on haaratud kõik kontinendid, kõik riigid. Ja Paolo White pidi siis minema sinna seda esindama, nii et Paolo White kindlasti ei ole nii naiivne blondiin, nagu ta mängib, et tal on ikkagi päris suur roll antud Trumpi valitsuses. Ja siis ta ütlebki ka siin see Sam Adams, ja olen tähele pannud, aga pole ka mõelnud selle peale, et Trump viib praegu Lähis-Itta siis suuri sõjalisi ressursse, et valmitada koos Iisraeliga Ameerika sõjaks Iraani vastu. Ja eile õhtu, kui magama jäin, siis ma mõtlesin just selle peale, et jah, et piibel, ma olen ju siin saadetes mitu korda rääkinud seda, et Jesaaja raamat profeteerib meile suurt Iraani ründamist, aga
kirjakohtade järgi, mida mina olen lugenud ja ma olen süvenenud ja mida väga valesti kasutatakse, väidetakse, et jah, et Iisrael hävitab Eelami pea ammujõu, eks ole, aga me ei loe järgnevaid kirjakohti, ütleb, et sel ajal Jaakop jääb väga väikseks, mis tähendab, et see toimub 7 viletsusaastal, mis tähendab, et me oleme väga lähedal 7 viletsusaastale. Kui Ameerika juba valmistub sõjaks Iraani koos Iisraeliga, siis me oleme viletsusaastatel väga lähedal, sest need asjad minu arusaamiste järgi, mida ma olen siin ka teile lugenud, Jesaja 17, 19, 20 ja seal mitmed Jeremia 49 peatükid, et need konfliktid näivad kogu kirjelduse järgi ikkagi sündivat viletsusajal. Me oleme sellel väga lähedal, ma usun. Ja praegu siis Ameerika selleks valmistub, samamoodi Iraan hambuni valmistub vastu astuma. Nii et see on väga huvitav. Nii et kogu selle usulise asja taustal toimub ka samal ajal sõjaline tegevus. Nii et üks varjutab teist. Ja see Sam Smith siis või see Joseph Smith oli siis sealt pärit vabamüülusest perekonnast ja siis tema nägi selle nägemuse väidetavalt ja siis kirjutas selle mormooni raamatu ja tema siis väitis, et Ameerika indiaanlased on tegelikult juudid ja see on üks juudi siis suguharu, kes põgenes ma ei tea, 6. sajandit enne Kristust ja läks sinna ja siis ühesõnaga lõi sinna mingi templi ja mormoonlus on sealt kõik pärit. Ja seda on siis hiljem mormooni enda seest välja kasvanud doktorid ja arheoloogid ja kes seal siis mehed on siis ise seda tõestanud, et see kõik on vale. Üks Thomas Stewart Ferguson, kes oli jurist 1941 aastal, pühendas kogu oma raha mormooni raamatu tõestamisele, lõi fondi Brigham ülikooli, Uue maailma arheoloogia fondi, 25 aastat uuris, kas mormoonlus on selliselt sündinud, nagu Joseph Smith väitis ja ta ei leidnud ühtegi tõestust, ta kibestus ja astus mormoonlusest välja. Nii et 25 aastat pühendas praktiliselt kogu oma raha, kulutas sellele, et tõestada, et see on tõde ja ei leitud ajalooliselt mitte ühtegi, et ei neid sõdu, mida Joseph Smith seal kirjeldas, ise võite lähemalt vaadata, see on nii kohutavalt igav jura, mida ta seal kirjutab, et ma ei tea, miks peab inimene üks jama välja mõtlema, et see on väga igav. Ei, aga ta leidis uskujaid ju. Ja see on huvitav, et selline vale leiab uskujaid. Ja siis teine oli siis Robertson, üks mormooni õpetlane, kes ka oli kiriku mormooni siis mingi ülikooli suur autoriteet, ka tema leidis, et see mormooni raamat oli vale ja ühesõnaga ajaloolised, arheoloogilised on tõestatud ja pluss veel see, kus ta siis väitis, et ta leidis mingi keegi tuli siin mingi egiptlaste näitusega, mingid egiptlase rullid olid seal, kirjarullid, korra näidata. Kirjarullid olid seal sees ja siis tema tõlkis need ära ja siis see Sam Adams ütleb ka, et sellist asja tol ajal, et keegi oleks suutnud Egiptuse hieroglüüfe, et sellist inimesi polnudki tol ajal maailmas olemas, veel vähem oleks olnud see kindlasti Joseph Smith, kes oleks seda teinud ja siis ta sealt mõtles välja vale ja muidugi see hiljem lükati ümber, kui need tõelised kirjarullid üles leiti ja tõlgiti ära, siis ikkagi rääkis see lihtsalt Egiptuse mingisugusest vaara usundist, mitte mingisugusest ei olnud see Abrahami ja Joosepi raamat, mida siis Joosep ta oli lihtsalt üks valetaja. üks fantasööre valetas ikka. Vaata, kuidas leiab ikka omale järgijaid. Uskumatu, et ta suutis nii suure kogukonna luua, aga loomulikult mille põhjal loomulikult ongi see, et kui sa valet õpetad, siis sa suudadki luua, et Jeesus on alati öelnud, et tõelisi järgijaid on pisut, ütleb, pisut on need, kes leiavad elutee, pisut. Piibel ei räägi kunagi meile maailma võitvast usust. Ta küll räägib, et seda kuulutatakse üle maailma, aga mitte seda, et kõik järgivad seda. Jeesus on selles suhtes väga skeptiline ja ta ütleb ka, mitte skeptiline, vaid realist ja ta ütleb lausa nii, et kui ma tulen, kas ma üldse usku leian maa pealt. Et tähendab, me ikkagi näeme seda, et kõik vale millegipärast
vohab ja hakkab inimestele rohkem külge. No ka imest, eks ole. Et kui sa siis Joseph Smithi edasi lähed, nii. Siis algselt ta siis kehtestas sellised küllaltki kristlikud, milles on tema kristluse point, miks seal on palju kristlust sees, sellepärast, et tema naine oli metodist. Ja nägemuses nägi ta siis nii, et Jumal ütles, et kõik on korrupeerunud, loo oma kirik, aga ära ühtegi teise kirikuga liitu. Ja kõige naljakam on see, et see Sam Smith ütleb ka, et see juba näitab, et see nägemus ei olnud tõene, et ta tegelikult liitus kohaliku metodisti kirikuga, kuna tema naine käis seal, millest ta visati siis mingi 6-7 aastat hiljem välja, sellepärast, et ta jäi vahele sellega, et tegeles okultismiga. Nii, ja ta visati sealt metodisti kirikust välja ja siis ta alustas oma seda Latter Day Saint, nii et nagu võite arvata, et see juur on okultistlik algusest saadik. Ja see, mida ta siis kristlusest teab, ilmselt läbi oma siis suhete oma naisega, on siis liidetud sinna nüüd, et seal ongi kõik see vabamüürlus, metodism ja kristlus ja kõik see on üks suur selline ja kuna ta siis jäi vahele oma naisele abielurikkumistega, siis ta muutis ka selle mormooni kiriku põhikirja, nii et algselt seal seda ei olnud, et võib pidada polügaamiat. Ja tema siis abiellus 52 naisega, milles siis osad olid veel teiste meeste naised, mis olid abielus teiste meeste naistega, nii et see on fakt ja tollel ajal ja siis tolereeritigi seda ka. Ja 52 naist oli ja see usund ja praeguselt on teada, et siis Utas on 30 000 polügamistlikku perekonda, nii et see on päris suur hulk. Nii et jah. Ja targad inimesed ka isegi. Just, ja siin on siis ka mõned siis pildid temast endast ja siis siin ka mõned pildid ka nendest kirikus, siis see Latter Day Saint, me näeme, et see on ikka metsikult raha, et see väga sarnaneb Vatikaniga. Ja mormoonidel on vägevad koorid, ilusti laulavad. Näete, ja siin me näeme ilusti seda silma. Siin üleval, seda kõike nägevat silma, mis on meie rahatähtedel, mis on ka vabamüürluse. Nii, ja siin me näeme juba siis Salt Lake City siis seda baptisti ristimisbasseini. Salt Lake City on ka siis üks Utah siis nendest kohtadest, mormooni kirik on seal ja siin me näeme neid härgasid, mida me teame siis Paali teenistusest ja ma läheme siit kohe edasi, näitan veel mõningaid. Et siin samamoodi, siin on teises kirikus ristimisbassein mormoonidel ja need on siis mündid, mis olid nüüd siis selle Joseph Smithi mormooni kiriku looja, kui ta siis hauda lasti, siis olid tal 2 münti, üks on siis Jupiteri münt, mis on siis Babyloonia usundiga seotud, millest me oleme ka rääkinud, Jupiterist ja Zeusist, oleneb, kuidas siis nimetati aegade jooksul seda, ehk siis välgujumal, miks oli siis ka SS-lastel see välgunooled, et see on kõik see sama Babyloonia usundi teema ja teine on siis vabamüürlaste siis maagiline selline münt, mis olid tal siis kaelas. Nii et need olid tal siis 1826 oli ta siis, nii et ta tegeles ja siin on siis mõningad siis mormooni tseremooniad, mida ta siin näitab, mis siis sarnanevad väga vabamüürlaste tseremooniatega, et 15. märts 1842 siis sai ta vabamüürlaseks avalikult, nii et ta oli siis mormoon ja siis 42 sai siis avalikult vabamüürlaseks. Ja mis on nüüd mormoonluse juures veel oluline, on see, et mormooni usund liidab siis, miks neil on need härjakujud, ongi see, et ta liidab 3 usundit ühte, nii nagu vabamüürlasedki, eks ole, me ütleme, et neil on, eks ole, see Koraan, juudi raamat ja siis piibel, eks ole, ja neil nüüd mormoonidel on sama asi, et nemad liidavad siis Jahve, Vanatestamendi jumala, Paali ja siis Egiptuse jumala. Nii et see on siis ametlik siis ja siis seal tuleb mingi sõna, tuleb sellest mingi Jasabal, mingisugune, mis on siis mingi salasõna, mida nad siis teavad ja peavad kordama. Nii, ja siin me näeme siis seda tätoveeringuna kellegi käel. Nii et see on siis selline mormoonlaste sümbol, okultistlik sümbol ja samamoodi nad panevad käsi peale
palvetavad, seal Abrahami raamatudel siis kirjutaski selle Egiptuse nende papüüruste alusel, aga see oligi täielik väljamõeldis, mitte mingit Abrahami raamatut ei ole ja sellepärast nad kõik väidavadki, et see on siis, mormoonid on ennem kui kristlased, et ei, mormoonid ei ole kuskil enne kristlust olnud. Et Joseph Smith lõi selles 1820. aastal, nii et see on siis see Utah suur kirik, Viimse pühade kirik, nagu me näeme, et see on lihtsalt kolossaalne. Ja ta väidab siis, et selle kirik ehitati, ma ei tea, kas see kirik või siis mingi kirik ehitati siis nende juutide poolt, kes siis põgenesid sinna Ameerikasse ja siis Sam Adams ütles ka, et on uuritud seda tausta, et ei saanud olla, et kui 20 inimest põgenes Iisraelist, et 30 aastat hiljem oli neid nii palju, et ehitada Saalomoni laadne tempel, et kui vaadata Saalomoni templi ehitus, siis seal oli 30 000 iisraelast, 80 000 kiviraidurit, 70 000 kandjat, 3300 ülevaatajat ja nii edasi. Aga 30 aastaga oleks olnud sellest juudi suguarust ainult 200 inimest olemas, isegi kui nad oleks iga aasta sünnitanud. Et ühesõnaga kõik see, mida see Joseph Smith räägib, kõik on absoluutselt vale. Ja et ma siin näitan neid natukene neid pilte siis sellest kirikust, milline see välja näeb ja on väga huvitav, et neil on siis ka see on torni otsas on pasunaga ingel. Minu meelest lihtsalt nagu nii prohvetlik, et kui me teame, et viletsusaega alustavad inglid, kui nad pasunaid puhuvad, 7 pasunat, eks ole, tulevad esimesed nuhtlused, siis kui me räägime ajamärkidest, siis see kindlasti on ajamärk. Ja see on jällegi täpselt samamoodi, et nagu kui see Chuck Missler ütles, eks ole, et 2 viimase aastaga on nagu toimunud kristluses selline oluline õpetuslik nihe halvemuse poole, palju vanu väärtusi on ära unustatud, paljud kummalisi uusi segunenud, lahjendatud asju on asemele võetud, et on kadunud ära see Jumala kartus, ehe Jumala kartus on ära kadunud. Pühavaimu nime Jeesust kasutatakse sellise kerguse ja pilkamisega, mida ei ole mitte kunagi tehtud, siis ja see mormooni kirik, eks ole, siin eesotsas, et saadame missionäre ja meie prohveteid ja apostleid, eks ole, et siis pasunaga mees seal tipus ei olegi midagi muud kui lihtsalt üks ajamärk sellest, et tulemas on viletsusajad ja kui me vaatame, et praegu just nimelt see mormooni kirik on praegu trumbi, ütleme selline tugev veohobune oikumeenias ja sellises rahva mõjutamises, siis see kindlasti on ajamärk. Kindlasti see on ajamärk. Nii et neid asju, kui neid detaile kõiki liita, siis me näeme, et neid on nii palju, just nende inimeste, kes seal töötavad, nende ajaloolised taustad, nende perekondlikud taustad, nende poliitilised sidemed, nende teened riigi ees, nende sidemed teiste riikidega ja nii edasi. Et päris kindlasti me näeme siin hoora ratsutamas metsalise seljas ja valmistamas sellist suurt pettust, ülemaailmset pettust, et kus siis tõeline sõnum Jeesus Kristusest on segatud väga-väga kummaliste asjaoludega ja nagu ma ütlesin, et piibel ütleb meile ka väga hoiatavalt, küll Danieli raamatus 11. peatükis, mis on küll Epifaanesest kirjutatud, see on ajaloos päriselt juhtunud ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna, nad kõrvaldavad alalise ohvri, panevad sinna hävituse koletsed, Epifaanes tegi seda ajaloos ja ta oli, selles mõttes peetakse ka antikristuse pildiks, kuna ta ka mängis juuti ja ta ostis juudid ära, kes siis mängisid oma rolli selleks, et teisi juute petta ja oma libekeelsust ta hukutab lepingu rikkujad, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb ja mõistlikud rahva hulgas õpetavad paljusid, kuigi need mõnda aega langevad mõõga, tuleleegi kätte vangi ja riisutavaks. Ja kui nad langevad, siis saavad nad vähest abi
ja paljud liituvad nendega libekeelsuses ja mõistlikud langevad mõned, et neid sulatada, puhastada ja valgeks teha lõpuaegsest määratud aegi viivib veel. Nii et sarnane olukord on ajaloos juhtunud ja piibli uurijad on selles mõttes kindlad, et see, mis Epiphanes tegi, võttes üle Jeruusalemma vale jumala teenistusega ja pannes vale jumala Jeruusalemma templi, on prohvetlik muster antikristusest, kes tuleb, et otsib samamoodi neid, kes loobuksid tõelisest usust, just teeksid selliseid kompromisse, nagu me näeme, et usujuhid praegu teevad, eks ole, õpetuslikult ja vaateliselt, nii nagu ta ütleb, et otsib neid, kes oleksid nagu lepingu rikkujad. Nii et see on nagu väga huvitav, et me oleme selles suunas liikumas ja piibel ütleb meile samas jällegi, et metsaline vihkab seda valekirikut, mis on nagu ka väga huvitav, ja ta ütles mulle, ja need 10 sarve, mis sa nägid, on metsaline, need vihkavad hoorad, teevad tema puu paljaks ja alast ja söövad tema liha ja põletavad ära tulega, sest Jumal on neile andnud südamesse teha tema nõu järgi. Nii et see on väga huvitav, et see võltsreligioon lõpuks tegelikult hävitatakse ja asendatakse siis täissatanismiga lõpuks. Et see on väga huvitav, et ta ütleb, nad vihkuvad nii, et kõik kristlased, kes lähevad selle valega kaasa ja arvavad, et nad saavad võib-olla mingi, ma ei tea, hea rahakoti peale või mingi hea koha Brüsselis või ma ei tea kus, peavad arvestama piibli sõnaga, mis ütleb, et tegelikkuses kogu see võltsreligioon hävitatakse selle poliitilise üksuse poolt, kuna see on oma töö teinud. Seda ei ole vaja enam. See hävitatakse. Nii et ja nagu Danieli raamat ütleb, tema ei austa muud jumalat kui sõjavägede jumalat siinsamas Danieli 11. peatükis. Ja mida veel ta ütleb, eks ole, et loeme ikka üle, et tuletame meelde, sest võib-olla mõni kuulab esimest korda ja ta ütleb, et ja 4. metsale on 4. kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev, see sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. Nii et kui siin räägitakse mingist rahust ja roheliikumisest, siis Jumala sõna ütleb meile vastupidi. See viimane võim, see globalistlik tehnokraatide võim ei anna armu mitte kellegile. Et see on vale unistus, see on vale religioon, mida teile on loodud ja usklikud aitavad seda, ütleme see oikumeenia liikumine aitab seda rõhutada. Ja ta ütlebki, ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu, piinab kõige kõrgema pühi, võt ma ei tea nüüd, kas kuna kirik on suure tõenäosusega ära võetud, kas siis on need, ütleme, viletsusaja kristlased, kes ja maha jäävad, kes peavad siis märtrisurma läbi surema või mõeldakse siin juute, ma ei oska seda öelda. Ja ta püüab muuta aegu, seadust, need antakse tema kätte ajaks aegadeks ja siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus, nii et piibel räägib meile sellest ja ta ütleb ka siis teises kohas ja sajatuse lõpul, viimsel ajal, seatud ajal tuleb lõpp. Sajatuse viimsel ajal tuleb lõpp, tuleb üks väike sarv, väike valitsus ja nende valitsuste lõpus, kui üleastööte mõõt on täis saanud, tõuseb üks kuningas jultunud näoga, salatsepitsuses osav, tema jõud on vägev, aga mitte omast jõust teda valmistab tohutu õnnetuse. Nii et kui praegune globalistlik valitsus räägib meile kogu aeg ühest valitsejast, ka Ökonoomikafoorum räägib sellest, Klaus Schwab räägib sellest, siis me liigume kindlalt ja kiirelt tohutu õnnetuse suunas, sest piibel on meile seda öelnud. Ükskõik, mida nad lubavad, ükskõik, mida nad väidavad, piibel ütleb, et me liigume tohutu õnnetuse suunas. Ja see on 7 viletsusaastat, mille jooksul 3/4 maailma inimkonnast hävitatakse. Nii, praegu on õige aeg usule tulla. Just. Veel. Ja praegu on tegelikult mitmes paigas ongi nagu inimesed pöörduvadki. Maailmas on praegu üsna, kui vaatad siin üks õhtu, ma vaatasin lihtsalt mulle siia Facebooki jooksis ette kõik terve hunnik sellised, kus inimesed tõeliselt nagu parandavad meelt, mitte nagu mingi sükke. Et üle maailma seda on ka praegu.
ja kindlasti aga Eestis ma ei teagi veel. Kindlasti nagu Laodikea kirik, ma olen öelnud, et teoloogid on selles kohtas ka veendunud ja ka mina ise seda uuris olen täiesti veendunud, et Laodikea kirik kirjeldab viimse aja kirikut, rikast, kõikide asjade pole rikast, tõesti nii rikast kirikut, ma arvan, et ei ole ajaloos kunagi olnud, kui on tänapäevane kristlik kirik, eks ole, nii oma varade kui kõige võimaluste poolest. No katoliku kirik on neist kõige rikkam. No katoliki kirik on vale religioon, teda ma ei pea, kui ma ütlen isegi tavaline kristlik kirik ja maakirikud, eks ole, ja kõik elavad väga hästi. Maakirikud, ega ei tea. Siin Saaremaal küll mitte. Ma ei mõtle Eestit, ma mõtlen üleüldiselt nagu maailmas. Et sellist aega pole kunagi olnud ja huvitav on see, et ma olen seda ka siin selles ilmutuse koguduse kirjade saates rääkinud, et Jeesus kutsub Laodikeas üksikuid välja. Et see on see kirik, kust enam ei tule massid, vaid tulevad üksikud. Üksikud, kes saavad aru, üksikud, kes mõistavad, üksikud, kes hakkavad aru saama. No, nagu ma ütlen, et kui sa lähed YouTube'i, siis on juba väga raske leida õpetuslikult õiget asja on juba väga raske leida. Et seal on palju moraalseid inimesi, palju toredaid inimesi, aga õpetuslikult, mitte terveid inimesi on väga raske leida. Sa räägid siin, YouTube on täis meie Eesti koguduste jumalateenistusi. Ma ei räägi praegu eestikeelset, ma räägin eestikeelset, ma räägin, ütleme, ingliskeelset, kui ma vaatan ingliskeelset asja. Suurt värki, eks ole, ja ütleme, sellised podcasterid, kellel on tõesti nagu miljoneid järgijaid ja sadu tuhandeid järgijaid ja kellel on mingi, ütleme, mõjuvõim. Et kui sul on, eks ole, 20 vaatajat, siis sul ei ole mõjuvõim, on ju. Aga siin on suured podcasterid, kellel on ikkagi poolemiljonelised ja miljonilised ja mitmemiljonilised vaatajaskonnad, nendel on mõju, nende häälel on mõju. On kindlasti. Ja kui nendel on vale õpetus, siis see mõjutab väga suurt hulka inimesed. Ma räägin sellistest tippu asjadest, et ma ei jõua kõikidesse nüanssidesse langeda, aga lihtsalt see üldpilt. Et tõesti see aeg on, kus iga inimene peab võtma, hoidma piibli lähedal, et meie ümber on palju valet ja sa pead piiblit hästi tundma ja kui sa tunned oma Jumalat, nii nagu siin ka Danieli raamatus ütles, et mõistlikud toimetavad ja jäävad kindlaks ja tegutsevad, nagu ta ütleb, et rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb ja mõistlikud rahva hulgast õpetavad paljusid, kuigi neid on siis hakatakse taga kiusama, et see on, me liigume üha rohkem selles suunas, nagu ka piibel ütleb, et pühasid hakatakse taga kiusama. Ja võib-olla ka, ütleme, selle uue oikumeenilise liikumise poolt. Ka võib-olla. See on kogu aeg läbi ajaloo nii olnud. Just, ja siin videos ka see naine, keda ma siin näitasin, ja samamoodi ka see Sam Adams, mõlemad ütlevad, et huvitav, et inimesed on nii kiiresti unustanud katoliku inkvisitsiooni aja. Eks ole, mis tegelikult ju Eestis, ma ei tea, väidetavad siin ütleb siis 8 aastat, aga mõni väidab 1200 aastat, et kus ju tapeti tohutult palju tõsikristlasi, sest nad ei allunud sellele katoliku kirikule, et ega me ei tea, kui see usuline asi kehtestatakse, mis siin ühelt pealt meid nõudma hakatakse. Millist kuulekust. Mille sa tea. Jah, et me ikkagi liigume selles suunas ja piibel ütleb, et see läheb selliseks väga, väga veriseks ja väga vihaseks. Just, nii on. Aga rahvas, kes tunneb Jumalat, jääb kindlaks. Jah. Danieli raamatu 11. Täpselt. Sellega meie aeg saab siin ka kohe läbi. Nii et aitäh. See on nüüd oli selline ülevaade, eks ole, kogu värgist. Ja selline, ma mõtlen ka selline õpetuslikus värgis on, et mis on normaalne kristlus. Just. Et seda on vaja teada. Ja alati vaadake, kui teile miski või keegi meeldib, vaadake tausta, uurige natuke inimese tausta, mis õpetusta tegelikult ei, mis koguduse liin see on, millega nad tegelevad. Et jah, kristluse pähe müüakse täna kõike. Isegi okultismi. Just. Okei. Nii, kena. Head inimesed, olge õnnistatud ja õiget teed pidi edasi. Just.